KVR 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama KVR 3 Ameerika jalgpalli podcasti. Minu nimi on Ülar ja minuga siin täna Ott ja Kallaste. Jou. Ma mõtlesin, oota, kelle nime see on nüüd? Jah. Aga täna siis järgmine drafti episood, aga täna ei tee siis mock drafti, vaid täna siis käime ainult üle kaitseprospektid selle aasta draftis. Esimese raundi omad, võib-olla see teise raundi alguses on vendadest räägime ka natukene. Et saaksite sükse enam-vähem ülevaate, kes seal kaitse poole peal on olemas, sest kaks nädalat tagasi, 2 aastat ja 2 nädalat tagasi me tegime sama asja ründeprospektidele, et siis saate nende 2 episoodi peale peaks top 40, top 50 mängijat võib-olla läbi käima, et siis teil on vähemalt mingi aru saama, kes teie lemmikmeeskond esimeses raundis draftib näiteks, et siis teate midagigi nendest mängijatest. Ja teine asi, kui sa tahad ise footi mängida, siis Tallinnas saab mängida Flagi, Tallinn Bay Ballers ja Tartus saab mängida siis päris kontaktiga. Ameerika footi on siis Tartu Titans, et läbi sotsiaalmeedia võite ühendust võtta täpselt, et saate mingi proovige ise seda mängu, on ju. Ja seoses sellega on ka tegelikult peaks korra ära mainima, et eelmine nädala vahetus oli siis ka Balti liiga training camp, ütleme nii, Riias, kus siis 5 meeskonda Balti liigas, kõik 5 kontakti meeskonda hoidja olid koos, et igast sellest mängijast meeskonnast oli mingi arv mängida, ja Ott on veits friisinud vist või? Ei ole, oled sa seal ju? Jah, ma panin VPN-i ei, ma panin vahepeal VPN-i kinni. Okay. Aga see Balti liiga laager jah, ütleme nii, et selles suhtes oli üllatavalt nagu äge, et see osales üle 50 inimese ja nagu eestlasi seal jälle kiideti ja umbes küsiti juba kontakte, et juhul kui keegi meist kuskile saab, et siis saab nii-öelda Balti liiga kanalites ka jagada seda infot, et ühesõnaga siuke, ma ise küll ei jõudnud, mul oli siin vähe niisugused mustad Estonias nädalavahetus, aga kuulsin küll väga palju positiivset ja juba järgmist kämpi nagu plaanitakse, et selles suhtes tundub, et see Balti liiga asi nagu hakkab vaikselt nagu elule minema, mis on nagu väga äge ja praegu on tiime on ka nagu 5 tükki, et selles mõttes päris huvitav seis ja päris positiivne seis praegu. Ja teine asi ju see järgmine kämp peaks olema juuni paar esimest nädalat, Kaunases on järgmine kämp, siis iseenesest idee on Balti liigaga alustada septembri keskel, et tegelikult meeskonda lõplikult läheb, on see teine asi, aga see on vähemalt plaan, mis on nagu hea, et vähemalt see liigub ja kusjuures ma ei tea, Ott, sa ei ole siin paar aastat olnud siin luubis sees, aga nagu ma kõrvalt, ma näen ka, mis te teete seal, see kordi communication nende meeskondade vahel on kõige parem, mis see kunagi olnud on, ausalt, see tundub, et väga üksteisega midagi muud sellist ja maine. Ja me võtsime selle kohe nagu kõvasti ette ka selles mõttes, et me tegime nagu lihtsalt selle asemel, et tekstis nagu kirjutada, meil oli kohe see eesmärk, et teemegi miite ja asju, et ühesõnaga me näeme näost näkku ja räägime nagu asju rohkem, sest tekstis lähevad mingi info kaduma, mõned inimesed ei vasta kohe ja siis ongi kohe nagu lape. Aga pigem on praegu kõik on nagu võrdsel tasandil suht ja praegune plaan jah on, et 5 satsi nagu osaleks või ideaalis ja et siis nagu mängiks 2 mängu võõrsil, 2 mängu kodus. Ja et siis nagu vaataks edasi, eks see on päris siukene suur amp, suur plaan, aga eks paistab, et lootust on, et vähemalt midagi saame alustada. Eks sügise poole, kui see liiga võib-olla käima hakkab ka natuke rohkem, siis eks me võib-olla teeme mingid üleskutseid ka, eriti kui Tartu mänge võõrustama hakkab, et võib-olla on vabatahtlikke või midagi vaja, et saavad kõik käe külge panna, kes tahavad. Ja hetkel praegu Tallinnas ei saa kontakti mängida, siis meil Tallinnas käivad regulaarselt paar kutti ka Tartus iga pühapäeval trennis, et kui see on huvid, see ei ole nagu, ja see ei ole kõige mugavam asi, aga see on täiesti tehtav, et kui teil on huvi pühapäeviti, saab ka Tartusse sõita seda mängu ise proovida kontaktiga, aga kui sa ei taha kontakti päris teha, siis mingid maiku sellest mängust suhu saada, siis võid Flagiga Tallinnas mängida, mis on nagu ilma kontaktita sama asi põhimõtteliselt. Et seal ütleme, pall on õhus võib-olla natuke rohkem lihtsalt, et sa saad nagu seda nagu söödumängu natuke rohkem, et ma olen alati isiklikult nagu seda poolt nii palju nautinud, et see mäng on nagu palju kiirema tempoga, ta selles mõttes ta ei ole päris sama ala ikkagi, aga loogika on sama, et kui sa Ameerika jalgpalli jälgid, siis ega see Flag keeruline ei ole.
minu arust see hea võrdlus selle koha pealt on see, et kui sa võrdled, noh, kes korvpalli rohkem teab, siis 3-3 korvpall ja tavaline see 5 versus 5 korvpall, ütleme jah, mõlemad on korvpallid, aga see on ka nagu see, mis tegelikult nagu enam ei ole see, kus 5-5 korvpallurid oleks nagu 3-3-s mingi domineeriksid ka kohe, et see isegi mingid NBA vennad nagu lähevad, noh, mitte küll mingid Lebronid ja asjad, aga inimesed lähevad ja tegelikult saavad kohe suus ka seal kõvasti, et see on ikkagi erinev spordiala. Aga ei, muidugi. Kui me siin juba praegu räägime, siis kuna meil on see Taani turniir ka ees, siis noh, seal lagis on hästi huvitavad need mingid 2 quarterbacki formation'id ja kõik see, et me nagu just üks päev arutasime siin, et noh, ootame huviga, mis kuradi pulli meile seal vastu hakatakse tegema, et me tuleme cover 3 ja cover 2 ja siis need tüübid hakkavad mingi 3 quarterbackiga mängima, et eks näis. Ja see mäng, mitte mäng, ta ei ole nüüd noor, aga ta on natuke uuem sellel sellel publicity'l, siis sealt need innovation'id tuleb päris palju, kus see loophole hakatakse otsima nagu tavaliselt Ameerika fotis ka, mis on 100 aastat vana, aga ikka leitakse igat poolt. Aga rääkides loophole'idest ja reeglitest, siis NFL-is oli eelmine episood, me natukene laivis saime jälgida neid uudiseid, mis tulid sealt league meetingutest, aga oli 2 suurt uudist, mida me ootasime meid tulnud eelmise episoodi ajal, siis nüüd me saame neist 2 rääkida. Ehk siis omanikud hääletasid, et mingite reeglite muudatuste poolt ja niimoodi, ehk siis noh, reeglite muudatused, mis läbi läksid, üks oli see, et hakatakse kasutama seda first down'i, seda paganama elektroonilist süsteemi, mida UFL-is praegu kasutatakse, päris huvitav nagu tennise oma natukene, et siuke huvitav, et igal juhul ta peaks seda täpsemaks tegema, sest et inimeste silm on ikka väga kõver, aga teine jääb algas selles suhtes, et ta on back-up'ina alati alles ja visuaalselt kõik meile jääb samaks, et me näeme ikkagi ära visuaalselt enam-vähem, kas see first down või mitte, siis lisaaja reeglid on nüüd põhijooajal ja play-off'is samad, siis seda Hawkeye'd või see ülevalt kohtunik võib rohkem mängu sekkuda ja öelda, et see oli first down, siin oli face mask ja siuksed asju lubatakse rohkem tuua, mis on igat pidi parem meie jaoks, et reeglid peaks minema, või kohtunikud teevad vähem vigu selle pärast, ma arvan. Ja oli veel mõni, mis Kallast mäletad, midagi suuremat vist ei olnudki või? Vist mitte jah, see Tushbushi uudis oli vist jah, nagu see läbiv uudis, mis siis Tushbush, nad vist ei hääletanud või hääletanud, aga panevad uuesti hääletusele. Jah, sest nad hääletasid, see oli 16 pooleks täpselt ja 24 vote'i on vaja, et mingi asi läbi läheks, eks siis sul peab 2/3 olema omanikus selle poolt ja kui nad seda tihtipeale teevad, see tähendab, et see läheb läbi, aga nüüd on lihtsalt praegu on see lobbying periood, kui see poliitika käib, et kuule, ole minu poolt praegu ja ole meie vastu, aga me oleme sellest pikalt rääkinud. Jaa, Ott. Jah, mulle väga meeldib lihtsalt see, et kui, see esimene kord, noh, see on nagu vaata nendes, no mitte päris nii drastiline asi, aga nagu muudeski valimistes, et esimene kord oli läbi, et valime uuesti lihtsalt, et ei saanud nagu aru, mida me teeme. See automaks Eestis ju. Eks saame läbi sulle, Ja. See nagu tuleb nagu nii, aga lihtsalt, et nagu see mil hetkel te jah ütlete, see on teie otsustada enam. See on nagu täiesti, miks üldse hääletusele paned? Võib-olla kõige nagu huvitavam asi minu jaoks oli see, et Sean McDermottit küsiti ja Buffalo oli ju üks tiime, kes kasutas väga palju Tushbushi ja ta ütles, et selle peaks mängust välja võtma. See nagu oligi see, et nagu, mis me teeme siis? Ja siin on see reegel, mida nad praegu proposiivad, on vigane ka. Ma arvan, nad muudavad selle reegli ära, mis see täpselt on, kas sa ei tohi lükata tagantpoolt mängujuhti, sest praegu on mingi ajaelement sees, mida nagu ju, see teeb asja veel hullemaks ja millal see immediate on, vaata, see element on sees, et nagu me näeme, maikuus on see hääletamine ka, et mai-juuni vist on see meeting järgmine, et siis saame sellest pikalt rääkida, sest me oleme sellest mitu episoodi järjest rääkinud, aga üks teine uudis, mis läks läbi, on väga üllatav, et see on nii kaugele jõudnud, on see, et nad tahavad ära kaotada seda divisioni võit on automaatne koduväljaku eelis play-off'is. Et kuna see tuli nagu minu meelest natuke ootamatult, et see ei läinud samamoodi läbi, aga seal oli piisavalt selle poolt oli meeskondi, et see läheb samamoodi uuesti hääletamisele, mis on nagu imelik minu pärast puhtalt selle pärast, et sa ei mängi iga konverentsi meeskonnaga ja siis hakkame divisionid sealt vahelt ära, et siis on nagu päris nagu, meil on meeskonnad, kes omavahel tegelikult isegi ei mängi, aga vastavalt sellele, kuidas nad teiste meeskonnad vastu mängivad, hakkame neid ränkima. Et see on nagu minu meelest... See on imelik, jah. See on jah, mis te arvate, Ott alustama saas, mis sa arvad sellest? Mina nagu arvan seda, et nii kaua, kuni nagu see divisioni võita play-off'i saab, ei ole see asi nagu nii hull. Ja kas seda ma ei tea, kas see on seal sees? Ma arvan, et see peab olema see.
no aga jah, siis noh, teisipidi ma mõtlesingi, et veits imelik on see, et nagu sa saad play-off'i või noh, okei, tegelikult võib-olla ei ole nii imelik, aga nagu see koduväljaku eelis minu arust ei ole nagu nii suur teema kui see, et kui sa võtad selle ära, et nii-öelda mingi hooaeg ühest divisionist ei saagi satsi, võib-olla isegi kahest divisionist ei saa satsi üldse play-off'i, siis see on väga kummaline, et näiteks ongi mingid divisionid, kus on, oletame, et on 4 võrdset satsi, versus divisionid, kus on noh, näiteks nagu eelmine aasta oli see NFC North, kus oli 3 ülikõva satsi ja siis üks no okei, no Bears oli tegelikult okei sats, aga ütleme üks prügisats tavaliselt on ka siukeses nagu divisionis, et siis need kõik 3 saavad enne play-off'i ja siis see 4. division, see hakkab tegelikult ju normaalselt vastu püksi saama nüüd seepärast, et nagu lihtsalt sellepärast, et neil on nagu ühtlane division. Okei, ja tõsi. Et nagu muidugi sellest vaatevinklist jah, et kui sul on need praeguses hetkes mõlemad South Divisionid ja sealt nagu keegi saab vahele nii-öelda Vikings, eelmise aasta Vikingsile, et see on ka nõme, aga nagu ma ei tea, see koduväljaku eelis ma näen, et oleks loogiline, aga see, et see play-off'i koha üldse ära kaotad, on minu arust juba nagu teisele poole rumal. Ja aga Kallaste see üks argument, mis ma kuulsin, et võib-olla mida tahetakse natuke alla tuua, on see, et kui sul on losing record ja võidad divisioni, et siis seal võetakse koduväljaku eelis ära. Või mingi siuke asi, nagu see oleks sellest ma saaks aru, sest see juhtub nii harva niikuinii vaata. Ja ma saan nagu põhimõtteliselt sellest aru, selles mõttes niikuinii, aga lihtsalt jah, kuidagi nagu ma pigem siis juba pooldaks nagu divisionide ümbertõstmist või midagi sellist, et nagu kuidagi, et noh, mulle nagu üldjuhul põhimõtteliselt meeldib, kui nagu spordis eriti need sellised nagu tabeliseisu reeglid on lihtsad. Et noh, see ei ole mingit nagu, et me loeme mingit 4. kategooriat ja 5. tiebreakerit ja midagi sellist. Aga kumb lihtsam praegu on, tead Kallaste? Kas see, et divisioni võitja on automaatselt top 4 või on see, et tegelikult see ei ole ju lihtsalt? Ei, no põhimõtteliselt nagu ma lihtsalt lähen selle koduväljaku eelise järgi minu arust nagu, et noh, et noh, number 1 seed nagu saab selle bye ja siis nagu see esimene ring läheb siis nagu selle järgi, et kes on 2-3-4 ja siis nad võõrustavad nagu seda, et läheb nagu tavaliseks play-off'iks. Et noh, mulle nagu praegune reegel meeldib, aga noh, loomulikult ma saan nagu ma isegi nagu selle 1-7 seedingu nagu selle nagu, ma sellest nagu saan aru, aga lihtsalt jah, kui me hakkame nagu mingeid muid nagu head-to-head ja asju nagu vaatama, siis läheb natukene keeruliseks minu jaoks. See läheb käest ära. Kusjuures vaata see point, mis Kallaste tegi, okei, me võrdleme siin muna ja kana põhimõtteliselt, aga nagu kunagi oli vaata Saku esiliigas ka nii, et reaalselt, kui sul eelmise aasta need seisud, vaata, võtad tabeliseisud, siis nende põhjal ehitati nii-öelda uuesti divisionid või noh, alagrupid siis eesti keeles on ju. Et noh, selles valguses ega need divisionid, okei, mõned on veel geograafiliselt legitiimsed, mõned on jumala lappes, et selles mõttes ja noh, ütleme nii, et tänapäeval nagunii mängitakse Euroopas mänge ja kus iganes karuaukudes on ju, et selles mõttes on jumala suva, kus kandis see division on, et võib-olla olekski loogiline see, et sul eelmise hooaja seisude pealt ehitatakse divisionid, et siis on nagu selles valgus kõik divisionid on võrdsed, vaata. Et sul ongi nagu näiteks, ma ei tea, 4 AFC Southi tiimi on igal pool 4. ja palju õnne siis nagu, et kui sa sealt oma divisionist võidad, siis ongi loogiline, et sa saad selle first seedingu, vaata. Et okei, ilmselgelt satsid muutuvad hooaja vältel, aga siis on ka nagu siis nagu, kaob siin on see suur asi on see, aga siis on asja veel keeruliseks, seal on see asi, aga kindlasti, aga kõik uued asjad on alati harjumatud, vaata inimesed ei ole kunagi uute asjade poolt selles suhtes, aga siin on vaata, üks asi, mis sa kaotad ära divisioniga rivaalid, isegi kui see mitte Oti versioon ainult, vaid isegi see, kui me võtame divisioni võitjad välja, siis divisioni mängudel on nii tähtsad ja ju ikkagi 17 mängus 6 on ju see divisioni mängud, vaata, et nagu siis tegelikult need ei ole nii väärtuslikud enam, et see on, ma ei tea, mulle nagu meeldib see divisioni süsteem tegelikult praegu, aga ma saan aru, kust Minnesota tuli eelmine aasta või Detroit, vaata, see oli see põhiasi, vaata, kas sa esimene seed või 5. seed on ju, aga muideks, kui sa lähed enne 2002 aastat, enne kui Texans tuli liigasse on ju, siis oli ju vaata 3 divisioni. Ja ma ei teadnudki seda enne, aga siis oli ju niimoodi, esimesed 3 on divisioni võitjad, aga 4. seed on ikka koduväljak esimeses raundis, aga see on see best remaining record. Et nagu tegelikult see võib-olla, ma ei tea, see on ka jabur võib-olla, et nagu top 3 divisioni võitjad ja siis see üks kõige parem või noh, ma ei tea, see läheb veel keerulisemaks. Aga me ütleme, iga aasta on tegelikult see 4. division, mis nii-öelda on siuke nagu vaeslaps. Tegelikult see variant, jah. 3 divisionis on alati nagu see võitja on tegelikult ütleme vähemalt top 5 nagu alati sees, et selles suhtes seal kui see divisioni eristada on nagu loogiline, aga tavaliselt nagu see üks division on siuke odd man out, noh. Et selles mõttes see oleks võib-olla nagu loogiline, aga jah, naljakas.
aga lihtsalt huvitav on vaadata, et see nii kaugele läks, et ma ei oodanud, et see läks nii kaugele, aga ta läks ja nüüd me näeme jällegi nagu Tush-Pushiga ka need 2 on suurt uudis siis mai-juunikuus, kui see järgmine league meeting on, et siis kuuleme, mis nad teevad sealt ja minu arust nagu selles mõttes on see ka veits naljaks, et nagu okei, vaata, noh, ma saan ilmselgelt sellest aru, et sa tahaksid koduväljaku eelis, kui sul on kõva rekord nagu Vikings oli eelmine aasta, aga päeva lõpuks sina ju mängid selle nii-öelda selle sita satsi vastu. Vahet ei ole, kas sa mängid temaga siis seal, kes eelmine aasta oli Tampas või siis Minnesotas sa mängid tiimi vastu, kes on sinust 4 kaotust vähem saanud, nagu 4 võitu vähem. Et selles suhtes sa oled nagu nii, kui sa oled nagu selle argumendiga nagu Lions ja Vikings olid, siis sa nagu nii peaksid vaatama Superbowli peale, mitte selle peale, kas sa nüüd esimene round oled bye-week'il või ei ole, noh, et see on nagu, ma ei tea, kuidagi nagu selles mõttes veits siuke virisemine, eks ma saan muidugi aru, ilmselgelt on kodus on lihtsam mängida, sa ei pea sõitma, on ju, jah, sa saad publikult raha, on ju, aga noh, ma ei tea, no selles mõttes, et päeva lõpuks jah, see on fännina võib-olla kõiki aspekte ei näe nagu nii, või noh, kindlasti. Ja seda küll, jah. Et see on siuke huvitav, aga eks me näe, mis sellest siis tuleb, on ju. Siis, nüüd me peame 2 mängist rääkima, kes siis lõpetasid oma karjääri ära eelmine nädal. Ja esimene oli siis Teron Armstead, Miami tackle, kes oli tegelikult pikaajaliselt New Orleans Saintsis. NFL üks parimaid tackleid 2010-ndatel olnud. Ainuke probleem, vigastused. Kui ta vigane oli, ükskõik mis meeskonnast oli, alati kui tase viga, terve lündeliini tase kukkus nagu kolinal, et see oli selles suhtes nagu, sa näed ära, kui kuradiga väärtuslik ta oli ja ikkagi mängis 2013 draftis tuli, see 5 Pro Bowli, 1 All Pro, et nagu Saintsi võib-olla üks läbi aegade üks parimaid tackleid, Saintsi Hall of Fame'i ta läheb kindlasti, NFL Hall of Fame'i pigem mitte, sest tal muud accolade väga ei ole, aga ikkagi oma aja üks parimaid tackleid, et selles suhtes müts maha, et kööna karjäär, Miami'le nüüd suur auk selle left tackle'i peal, aga muidu väga väärtuslik karjääri tegelikult Armsteadil. Jah, ja ta natukene nagu võib-olla aitas seda, noh, eks näis nüüd, mida Miami see aasta nüüd teeb loomulikult, aga noh, see Mike McDanieli ajastu nagu natukene algas sellega, et nad Teron Armsteadi said, et noh, et lihtsalt paraku jah, ta oli pigem väljaku ääres kui väljaku peal. Aga jah, ta nagu on NFL-is viimastel aastatel tegelikult väga oluline nimi või väga palju räägitud temast lihtsalt sellepärast, et kui ta väljakul on, siis Miami on parem meeskond. Jah, Ott, on veel mingid teike veidi ka. Kvaliteeti on nagu kõvasti, aga nagu ikka, siis ta on selles valguses ta on nagu päeva lõpuks on ta liinimees, et selles suhtes, et tal nagu highlight ei vist tal midagi väga näidata ei ole kahjuks, aga nagu. Kätse pole õnne. Aga noh. Järgmisel mehel on kätse. Selle päris mitme dollariga on tal päris lihtne oma pisaraid pühkida, et selles suhtes tubli karjäär ja raha on ta ka korralikult saanud, et selles mõttes, et igati teenitud ja äge karjäär. Täpselt. Siis teine nimi, kellest me peame rääkima, on Julio Jones siis, mis on siis, millal sa hakkasid NFL jälgima? 2011. 2011, Ott, sa hakkasid suht 2012 vist? 13, jah. Ja, ehk siis meie ajast ma hakkasin 2010 regulaarselt, et 2011 draftist tuli Julio Jones, kes oli siis meie ajastu. Calvin Johnson ja Julio Jones oli alati see conversation 2010-ndates, et Julio on see vend, kes nüüd läheb Hall of Fame'i. Ta ei lähe arvatavasti kohe, sest tal ei ole seda paganama Superbowl ringi ja värki, aga mis ma võin talle statistika ette lugeda, 2 korda All Pro olnud, 5 korda All Pro, 2 korda First Team All Pro, 3 korda Second Team All Pro, 7 Pro Bowli, NFL-i 2010-ndate All Decade tiimis on ja receiving yards leader 2 korda olnud ja rekordites ka nagu, põhjus miks Julio Jonesi nagu totalid statistiliselt ei ole see top 10-tes on sellepärast, et ta lõpetab oma karjääri varem ära kui need teised püüdjad, kes on siin igiliikurid nagu Jerry Jonesid ja siuksed vennad, kes on viga. Aga Julio Jones on kõige kiirem 7000 jaardi receiving ut, kõige kiirem 9000 jaardi receiving ut, kõige kiirem 10 000 jaardi receiving ut, kõige kiirem 11 000 jaardi receiving ut, kõige kiirem 12 000 jaardi receiving ut ja kõige kiirem ka 13 000 jaardi receiving ut on siis 137 mängu läks tal, et saada 13 pluss 1000 receiving jaardi ja see on siis kõige kiirem NFL ajaloos. Ehk siis oleks ta suutnud terveks jääda ja jätkata selles tempos, ta oleks sinna all time nagu top 5 oma statistiliselt olnud, aga kahjuks vigastused ja noh, see mängustiil, kuidas ta mängis ka vaata, nagu Calvin Johnsoniga sarnane vaata, et aga müts maha, poiss oli 6 pikk 2011 draftis, kus Falcons treidis üles 27. kohalt 6-ks, et võtta mitte quarterback, ega defensive lineman, fucking receiver ja see oli kõige õigem otsus, mis Falcons ajaloos teinud on, et nagu said oma frantsiisi ühe parima mängija ja noh, ma ei tea, Ott, müts maha, väga hea karjäär ja Hall of Fame'ist ta ükskord lõpetab NFL-is, on ju?
ja ei, 110%, et selles mõttes, kui me oleme siin rääkinud ka eriti just Kallastega siin sellest prototüüpilisest receiver'ist või kes on siuke ideaalne receiver, siis Julio Jones ongi nagu konkreetselt see musternäidis nagu siukene. Noh, ei ole nõrka kohta, kui sa vaatad tema nagu siis seda radade skeemi, et ta on igal pool tugev, oskab nii-öelda tacklitest läbi joosta ja oskab 80-jardiseid playsid teha, oskab, no ühesõnaga sõge receiver, täpselt siuke receiver nagu noh, kui sa võtaks ja laboris ehitaks enda ideaalse receiver, siis Julio Jones oleks potentsiaalselt väga nagu lähedane asi sellele, mis sa teed, et väga palju tema vastu saanud olla Hawksiga ka ja ütleme nii, et ei olnud mugav, kuigi meie kaitse oli nagu suurepärane ja Sherman oli, ütleme, võib-olla ideaalne corner teda katma nagu suuruse mõttes just, aga see vend on müstiline ja ma isiklikult loodan küll, et ta on first ballot Hall of Famer, kuigi jah, see statistiliselt nii-öelda võib-olla ei ole nagu lõpuks tal päeva lõpuks ikkagi see kukkumine oli päris järsk, et Calvin selles mõttes lõpetas vaata omadel tingimustel, et Julio ikkagi patsutas seal. Julio läks TNS-isse. Jah, oli veel seal ju. Tampaga mängis veel. Mina olen selles mõttes, ma saan öelda, et ma olen Julio Jonesi touchdowni näinud, et Tom Brady viskas Julio Jonesile jooks täpselt minu ette endzone'i. Hawksi vastu muidugi. Jah, Hawksi vastu. Ja ma olen ka Leonard Fournette'i visatud interceptionit näinud. Aga see oli Julio nägemine, siuke naljaka, täpselt see, mis Ott ütles ka, et ta on siuke prototüüp, ta on ehe nagu siuke, füüsiline friik ja kiire ja tugev ja suur ja liigub hästi ja kõik see. Et ma mäletan, kui me see Saksamaal mängu käisin vaatamas, siis oligi see, et nagu Julio Jones mingil määral oligi nagu, ma läksin seda mängu, ma arvasin, et Tom Brady on see vend või kes iganes seal väljakul on. Enamus ajast ma tegelikult vaatasingi nagu Julio Jones, et ma olin nagu üllatunud, et appi Julio Jones on siin hoones praegu koos minuga, et ta on minu jaoks nagu alati olnud, täpselt see, mis jälle Ott ütles, et ta on ideaalne receiver, et sul ei ole lihtsalt midagi muud nagu öeldagi, et ma mäletan, see lugu oli alati see, et kui Kyle Shanahan läks vaata Atlantasse offensive coordinatoriks ja siis intervjuul või tal oli mingi esitlus, mis ta tegi seal juhatusele ja kõigele sellele ja siis ta näitas slideshow'd rada ja siis näitas, et mis receiverit ta tahaks, et kes receiver seda jookseks. Ta näitas kõik receiverid oli Julio Jones. Lihtsalt ükskõik, mis radas oli, Julio. Ja siis ta küsid, et kes seda jookseb? Julio, ilmselgelt. Ja see Super Bowlil Patriotsi vastu, tal oli see all-time catch seal. Pani need field goal range oleks mängu ära võitnud ka isegi, kui vaatab sellele, et Patriots tuli one hell of a comebackiga. No siis me teadsime, mis Donta Hightower ja Holding tuli seal järjest, et tuli need field goal range'ist välja. Kõik see. Et ja 1-6 mängist NFL ajaloos, kellel on 300 pluss receiving yard ühes mängus. Ma just tahtsin ütlema, et vaadake seda Carolina mängu, mis ta ükskord, kuidas Ben Wickeri teda taga jääb terve mängu seal. Jah, et Luke Kuechly ära mossi see. Jah, ma just kuulasin, muideks Luke Kuechly oli Passivate Boys podcast, ma kuulasin seda, ta rääkis pikalt sellest, päris see klipp on päris hea nagu kurat, ma olin jumala heas positsioonis. Mis ma ikka teha saan, jumal. Ei saanudki midagi teha, seal ei saanudki midagi teha, reaalselt ei saanud mitte midagi teha. Ma audin ennast nüüd, Carl Peterson tegi mul mingi 3 nädalat tagasi täpselt samamoodi. Jumal heas possis oli, siis pall läksin üles, järsku võeti otsaesise pealt see pall ära mul. Jop. You're gonna get caught, but you just need to get caught. You need to get yours more than you're gonna get caught, you know. Marshawn Lynch, Aga jah, müts maha Julio Jonesi ees, et legendaarne karjäär ja jääb meie lapsepõlve siis, ja meie lapsepõlve saab läbi, siis kui peaks NFL-i vaatama. Ta on, ma arvan, ta on siuke cover 3 Hall of Fame mees meil. Jah, sinna kanti küll, jah. Siis paar uudist veel, käime kähku läbi, siis Trey Lance läks Chargersisse, väga oluline uudis, see pole Julio Jonesi pealt tulles, aga see segway on super, on ja. Aga Chargersil maksimaalselt 6 milli suurine leping, aga võib-olla saad mingi potentsiaali kätte, aga suure tõenäosusega mitte, aga miks mitte see low risk, high reward Chargersi jaoks. Siis Joe Milton treiditi siis lõpuks ära, Patriot siis treiditi Tallasesse, kus Joe Milton ja 7. raundi pikk siis saadeti Tallasesse ja Tallas saadab Patriotsile vastu 5. raundi drafti pikki, mis põhimõtteliselt sama välja, kus ta eelmine aasta draftiti, kui oli 6. pikk on ja. Et Patriotsi tundus, et lihtsalt see, et nad tahtsid teda Drake May tagant ära, tundub lihtsalt selle koha pealt ja nad saavad mingi väljuseid vastu ka, et nagu miks mitte ja ma ei tea, see oli naljaks, et Milton ütles ise, et ma tahaks olla kohas, kus ma saan compete startimise jaoks ja siis selle Dak Prescotti pea taha, aga Prescott on iga üle aasta vigane olnud ka samas, et ta saab võimalik mängida küll.
ma mõtlesin ka täpselt seda, et kui vaadata Cooper Rushi, siis ta ikkagi oli platsil pigem kui ei olnud. Selles mõttes iga hooaeg ta oli natuke rohkem platsil, kui ta peaks olemas. Ja täpselt, et ma arvan selles valguses nagu Milton ei teinud halba otsust, et kuna sul on ikkagi CD Lamb olemas ja sa mängid Dallas Cowboysis, ehk siis kui sa seal nagu hästi mängid, siis sind tahakse. Trust me, nagu selles suhtes on nagu õige otsus. Pluss täkki peab mingi lugu vist see oli ka, et seal oli mitu valikut vist, aga Milton jah, ise tahtis Dallast. Jah, vist küll. No see image ka vaata, logo ja kõik see mängib ka rolli, et see on päris hea, on ju. Siis Trey McBride, see läheb ka Ott sinu divisioni alla, on ju. Trey McBride siis Cardinals tegi temast siis läbi ajaloo kõige rikkamad tight endi. Et väga väärtuslik iseenesest ja breakout year oli eelmine aasta, tegelikult juba aasta varem juba mängis väga hästi, eelmine aasta oli nagu super nagu weapon seal. Et Kyler Murray, Trey McBride ja James Harrison, Marvin Harrison Jr. on siis tuumik enda ründes. James Harrison võib ka mängida veel tegelikult. James Harrison oli Big Six Cardinalsi vastu Kurt Warneri vikist. Ja tuumik on paigas, et selles on igat õigustatud leping minu meelest, et nagu ta teeb veits kõike ja see efekt on päris suur, on ju, Kallaste? Ja, ümber tema see rünnak põhimõtteliselt mingil määral käis, et me oleme näinud nüüd noored tight endid, kes, Brock Bowersi näitel kas või, aga et kui sul on see tüüp, siis sul tuleb maksta ja eriti arvestades, et 4 aastat 76 miljonit on siuke mingi Nico Collinsi kontrakt, vaata, et receiverid saavad nüüd ikka juba kõvasti rohkem. Ja McBride'i efekt võib olla sama, mis top 10 receiveril. Jep, ja Ottiga siin muud pole rääkida, siis Ott, aga Geno Smith, siis sinu vana quarterback Seahawksist sai siis lõpuks oma lepingu pikenduse kätte Las Vegas Raidersilt, kus nad said siis 2 aastane 75 milli leping, milles keskmine on siis 37 milli, 37,5, ehk siis nüüd tal on 1 aasta vanast lepingust alles ja sinne 2 aastat on juures, ehk siis see on 3 aastane window. Mitmeaastase lepingu sai Pete Carroll 3 aastase lepingu, et tundub, et nad lähevad nagu all in selleks 3 aastaks, et mis sa sellest lepingust arvad? Selles mõttes ma nüüd olin natuke kurvem, et nüüd see Sam Darnoldi leping ei ole enam midagi nii võrratut, et tegelikult oleks Gino põhimõtteliselt täpselt sama raha eest, okei, väiksema või suuremate garantiidega vist on see Gino leping, et selles mõttes meie nagu see leping on palju tiimisõbralikum, aga ikkagi põhimõtteliselt ma oleks saanud Gino alles, et ta täpselt sama raha eest, mis ta meil oli juba, mis on tegelikult väga odav quarterback mõistes. Ja Gino ütles ju nüüd, kas oli The Athletic vist tegi mingi loo ka, kus Gino ütles avalikult välja, et ta tundis, et see Seattle'i pakkumine oli disrespectful, et just see, et tal ei olnud pärast esimest aastat nagu garantiisid enam, et Gino tundis, et ta väärib natuke rohkemat, et sisuliselt ilmselt pakuti talle seda Darnoldi lepingut tegelikult. Ja ma arvan, talle pakutigi täpselt sama diili põhimõtteliselt, okei, mingi veits juurde panna raha, aga üldiselt nagu konstruktsiooni mõttes sama lepingut, mis tal just oli ja selles suhtes Gino tahtis nagu rohkem garantiid saada, mis ei ole üldse halb mõte ja tegelikult ma saan selles mõttes ka aru, et Gino'l ja Pete'il oli nagu väga kõva sünergia, sest tegelikult ju Pete põhimõtteliselt avastas Gino selles valguses, et ta oli juba nagu täiesti maha kantud quarterback ja siuke journeyman second stringer, kes põhimõtteliselt platsil üldse ei käinud. Ja siis tegelikult ju Pete'i all ta nagu sellest nagu välja tuli, et ma arvan selles mõttes õige otsus Gino'lt ja kahju on siukest enda ära lasta, aga ma ei ole väga üllatunud, sest Hawksis igalt poolt Sherman ja nendest podcast'ist tuleb ka mingit jama, et miks keegi ei lõpeta Hawksis oma karjääri John Snyderi ümber on päris palju arutelu viimasel ajal. Jah, et seal Seahawksi Redditites ja asjades ollakse juba suht mürgised ja nagu eriti ollakse mürgised nende peale, kes Gino'le puid nagu panevad selle intervjuu eest, et tegelikult nagu jumala õigustatud asjad, mis ta räägib, et sa ju tegelikult, ta pani ju mingi 4-kordselt üle oma autoste, kui mitte rohkem. Ta tuli lihtsalt täiesti suva veel. Ja siis siit on seeg või sellega, et Kallaste on pushinud seda siin sellest ajast saadik, kui me hakkasime draftist rääkima, et Raiders ikkagi tahab võtta kõrgel 6. pikina potentsiaalselt noort back-up'i Gino'le, sest see on see Tom Brady, millest on pikalt rääkinud, nagu fair point, 100%. Aga siis eelmine nädalavahetus oli suur Pro Day ka, siis Colorado Pro Day oli ka, kus siis Dor Sanders, kes potentsiaalselt võib olla olemas 6. pikina, kui Raiders tahaks võtta, ta viskas ja siis Travis Hunter samamoodi
ta ei pidanud alguses midagi tegema ja kokkuvõttes aga lõpuks ta jooksis radu ja mängis ainult receiver'it, mitte cornerbacki. Et see oli nagu huvitav vaadata ja pärast nüüd on tulnud välja uudised, et ja Deion Sanders ütles, et selle drafti 2 parimat mängijat, nad peaksid 1-2 minema. Suure tõenäosusega nad lähevad pigem 2-3 või mis te arvate, kas nad lähevad 2-3 või? Kallast, alustame sellest. No ma arvan, et Hunter läheb kas 2 või 3, aga ma arvan, et Shadur langeb natukene, aga nüüd jah, küsimus on jah kuhu. Arvad, et Skype on tõsi või, mis praegu on juhtus viimase 6 ajaga või nõnda või? Ta on nagu, ma ei olegi nagu aru saanud, sest kohati nagu tundub, et nagu ta võib kukkuda kuskile, ma ei tea, teise raundi umbes ja siis mõned inimesed räägivad, et Cleveland peaks üles korjama, et see ongi see, et ma kuskilt kuulsin, ma jätta, see oli mingi mock draft, mis kuskil keegi tegi, et Cleveland võtab Hunteri teisena ja siis treidib üles teisest, et esimese raundi lõpust, ja võtab Shaduri, mis oleks ka põnev, et tundub, et Sandersi nagu, ma arvan, et nagu Shaduri drafti staatus, ega ta esimest välja ei kuku, ta on Dioni laps. Aga see on huvitav, kuhu ta nagu läheb nüüd lõpuks. Ma just praegu tuli uudis, mul just praegu Bleacher Report pani, et kuskil mingi kõrge NFL executive ütles, et Sanders on nagu fridge starter, ta kompeeritakse nagu Teddy Bridgewateriga, kes läks esimese raundi lõpus. Valid point, aga jällegi mida lähemal me draftile läheme, seda rohkem seda parem smoke'i tuleb, vaata. Et nagu kuigi samas, Will Levis oli ka ju paar nädalat enne drafti number 2 pikk ju. Et nagu võib-olla see ei ole vastupidi vale, et nagu, mis sa sellest nagu outside looking in, nagu, mis sa sellest situatsioonist arvad, et see on lihtsalt päris jabu, kuidas Sanders lihtsalt üles alla käib siin. Käib küll ja ma tegelikult mõtlesin ka Will Levise peale korra, kui nagu räägiti sellest, et esimese raundi potentsiaaliga quarterback, kes läks teises raundis, kes päeva lõpuks on ta, mis ta on ju, aga nagu selles mõttes ma ikkagi nõustun siinkohas Kallastega, et kui sul on Sandersi nimi ikkagi küljes ja siis sa pigem valitakse sind enne, et võta Bronny James NBA-st, ta ei ole ükski aasta pidanud kuskil draftis valitud saama, aga lihtsalt kuna sa oled LeBroni poeg, siis nii on lihtsalt, et sa võtad juba selle nime, et siis sa saad ju Dionid ja kõik, ühesõnaga sa saad selle the whole package'i endaga kaasa tegelikult ju, see drafti pikk on väärt rohkem kui Shadur Sanders tegelikult, et selles mõttes. Ja aga nagu Brownsi koha pealt on nüüd huvitav vaadata, sest Browns tõi oma omanikuga kohale sinna Pro Day'le, mis ei ole juhtunud vist, nagu need, kes rääkivad seda reportist, me ei tea kunagi, et omanik oleks Pro Day'le läinud. No Titansi omanik käis Cam Wardi Pro Day'l, aga see on quarterback. Käis, okei. Aga kumma jaoks vaata, see võib vabalt Hunter ka olla number 2 pikk tegelikult vaata. Ma arvan, et me tegelikult, jälle, me oleme Travis Hunterist rääkinud piisavalt ja me oleme temast kogu aeg rääkinud kui top 3 mängijast, aga ma arvan, et ta läheb ma arvan, et top 2 on päris kindel tegelikult tema jaoks. Ma arvan ka see teine pikk. Ta on ajalooline mängija. Ja peale seda, kui Pro Day tuli uudis välja ka, et Titans ja Sandersi camp siis otsustasid oma vahel, et nad ei tee, Titans ei teegi ka privaatset workout'i, mis põhimõtteliselt ütleb selle ära, et Cam Ward on number 1 suht kindlalt, et nagu sul pole vaja teha seda enam. Ja aga nüüd Giantsi koha pealt, kelle on number 3 pikk. Giants on olnud, vaata ju novembrist saadik on tulnud, et nagu Shadur kandis Giantsi kliite ja värke, särke, et ma pigem näen seda, et Giants treidib üles, kui ta kukkuma. Teisest raundi algusest vaata, võtab alguses Carteri või kedagi ja siis nad toovad üles või midagi sellist, sest et ma ei näe ka varianti, kus tõesti nagu Abdul Carter tundub praegu olevat see 3. pikk ja nagu betting favor on ka pikalt Abdul Carter, kellest me kohe varsti räägime ka. Ma ei saa seda all time nagu defensive nagu prospect ära, mitte võtta mingi Sandersi, mitte Sandersi, aga see oleks hästi kummaline. See oleks ülikummaline kui te ei võtaks seda, aga samas ma natuke nagu näen seda, kuna teie kaitseliin on tegelikult jumal okei ju. Ja ma tean, see on nagu ainuke, kui see oleks reaalselt, ma isegi ei tea, mis teine sats. Okei, ma ei tea, kui Philadelphia Eagles oleks 3. pikk, mis ei ole võimalik, on ju, aga siis nemad ka nagu võib-olla ei võtaks kohe nagu, kuigi Philadelphia just võtaks selle venna. Nad võtaks tegelikult auk tegelikult. See on võib-olla kepp näide. Phila võtab vahet üle, kas neil on seal auk või üle, sa oled üli hea kaitseline vend, suva, võtab ja sa oled odav ja sa ei tea, selles mõttes, aga nagu Giants on täpselt siuke veits huvitav nagu olukord, kus sul nagu on tegelikult aukusid ja kohti, kuhu inimesi võtta ja nagu selles valguses sul nagu otseselt kaitseliin on nagu võib-olla isegi vähim muresid nagu oma koht.
sul on resource'e päris palju seal, vaata, sul on Dexter ja Burns on mõlemad suure lepingu, pluss Tibito on ju top 5 pikk, vaata. Aga siin on need kõlakad hakkavad ka praegu välja tulema, kus Tibito treiditakse ära, vaata. Ma ei imestaks, kui Tibito kasutatakse treidida üles või midagi sellist, vaata, ja võtadki Abdul Carteri või mingi siuke jama, vaata. Sest et lähme tagasi, mäletan, mida tegi Houston Texans. Võttis Shroudi ja siis pakid me treidisime number 3, võtame Bill Andersoni ka nagu. Ei ole üldse alla pikk, ei ole üldse alla polnud ju. Ja lihtsalt nad tulid 15 pealt 3 peale või Giants peaks tulema 34 pealt või 5 pealt. Või siis isegi Browns, vaata, nagu sa ütlesid, vaata. Just jah, et Sanders peab ikka päris parajalt kukkuma ja siis sa räägid sellest, et 21 on Pittsburgh. Et ma usun, et ta sealt ikka kaugemale ei lange ja siis juba on nagu see, kes siis nagu üles liikuma hakkab. Täpselt, ja keegi peab Pittsburgh peab ise hüpata üles, vaata. Ja, nagu, kui ta juba 10 mööda läheb, siis tegelikult ma arvan, jällegi see ongi see, et kuidas teda nähakse, sest lõpus tundub, et ongi see, et nagu sa ütlesid, et teda nähakse nagu selle fringe mängijana, et võib-olla seal Teddy tasemel, aga Teddy Bridgewater ei vääri ju top 10 pikki ja siis kuhu ta siis. Aga siis on 7-9 on nagu fuck it, meil on vaja vaata korri taha, mis ei oleks üldse allpositsioon Sandersi jaoks nagu. Aga kurat, Raidersist seda sobib nii ideaalselt, kõik see, mis mul on enda narratiivi jaoks seda vaja, lihtsalt mul ei ole mitte millekski muud. Trade down, vaata, keegi tahab, vaata, Genti on alles 6 pikk ja keegi tahab tulla üles, et Genti ära võtta, siis trade kuskil 9 või midagi. Vaata, see kõlakas tuli ka välja, et Jets väidetavad shopib Breeze Halli praegu, et nad tahavad Gentit võtta, kui Genti on olemas. Inimesena, kes draftis just Braylon Alleni Dynasty draftis, siis suurepärane, tehke seda. Ma draftisin Breeze Halli. Kus sa lähed nüüd? See on ainuke hea running back jälle. Ma ei oleks üldse üllatunud, kui Genti läheb sinna ja neil on 4 running backiga Wildcati mängivad põhimõtteliselt. Jah, ei, aga see oli nagu nii jabur report kuidagi, et nad tahavad liikuda Breeze Hallist ära, et committee oleks ja siis nad draftivad Genti. Ja see on nagu see, et nagu sama asi ju. Täpselt see, et nagu veel hullem ju. Genti on ju pell ka nagu Breeze Hall ei ole. Ja Breeze on siuke nagu mitmekülgne ja siuke, et või rohkem nagu selline receiver ja kõik see, et kuidagi, et nagu sa saad tema ümber ju rohkem ehitada. Täpselt. Aga igal juhul saime praegu need uudised läbi käidud. Ott, sa pead praegu minema trenni ja me siis Kallastega teeme lõpuni siis kaitseprospektid, et nüüd saame kohe Abdul Carteriga alustada, on ju. Et davai, tšau, Ott. Davai, ju. Ja lähme siis kaitse prospektide juurde. Nagu 2 nädalat tagasi võtsime kokku siis meie ründeprospektid ja see kord võtame siis kaitse poole. Vaatame üle ja Kallaste, ma ei tea, see vist on liini domineeriv segment või? Ma just vaatasin ka, et cornerid venitab ka vaata välja, kuna tiimid mängivad nii palju nikkelit, aga kaitseliinis või ütleme edge ja kaitseliin mingi 12 mängijad, kellest me ilmselt täna peame rääkima vähemalt. Ja ma just kuulasin Toadmax, ma ei teaks, kuhu Toadmax Shane lasti ESPNist lahti on, ja? Või ta läks ise ära, ma ei mäleta, kuhu pidi see oli. Kus ta on? Ringeris? Ei, mitte Ringeris. Ei olegi vist, minu meelest ta on nüüd täiesti oma ette. Või samas tal on see enda show, vaata nüüd, et võib-olla ja ma just mõtlen ka, et ta teeb mingit, ta teeb vist nagu võib-olla Ringer, jah. No ta on üks nendest, ta on üks nendest suurtest nagu Mel Kiper ja Dan Jeremiah, üks nendest suurtest analistidest, vaata, kes teevad mock draft'e ja värkis. Ma kuulasin seda show'd täna. Tal oli 30 top esimese 3 raundi kaitseliini mängid. 30 ja 20, ei. Jah, 30 ja need on kõik starting grade'iga. Ehk siis nagu meil on nii palju paganama talenti siin kaitseliinis ja ta ütles ka, et nagu ma ei saa otseselt numbrid peale panna, et nagu kas see läbi aegade kõige sügavam kaitseliini klassi üldse, aga tema mälu järgi oli see kõige sügavam. Ehk siis me siin nagu legit starterid igas top 3 raundis. Ei iga see mock drafti harjutus kaasa arvatud see, mis meie eelmine nädal tegime, oli ju ka see, et lõpus vaatad palju neid defensive linemen alles on ja see ongi Kenneth Grantid ja Walter Nolanid ja Derek Harmonid kukuvad esimest raundist välja, sa tead, et seda ei juhtu päriselt, aga nagu mocki olukorras on see, et kelle asemel nad on siis. Täpselt. Et aga võtame selle käsikäes niimoodi, et ka meeskondadel, kellel on potentsiaalselt abi vaja sellel positsioonil ja ma ei tea, Kallast, alustame siis Edge'ist vist. Edge on vist kõige rohkemate nimedega, on ju, positsioonigrupp. Defensive end, outside linebacker, oleneb skeemis, kas on mingid 3 kaitseliini mängiga või 4, on ju. Et see natukene oleneb jällegi, aga meeskondadest, ma ei tea, mis on 25% NFL meeskondadest on vaja, defensive endi, on ju. Et kus me võtsime seal
mock draft database, see koduleht, siuke leht on olemas, seal on kõikide meeskondade siis vajadused kirjas, et nagu mis positsioonil kõige rohkem vaja on ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 neist on vaja, number 1 vajadus on edge or defensive end. Jah, mis on loogiline, sest et väga väärtuslik positsioon, pluss Panthers, Saints, Falcons, Cardinals, Bengals, Bucks, Ravens, Lions, Commanders, Eagles, Browns on ju. Neil on vaja paganama edge player'id sinna meeskonda. Ja ma ei tea, Brownsist on kohe lihtne alustada, sest et Brownsil on arvatavasti esimene võimalus võtta kõige parem mängija välja board'it ära, on ju. Abdul Carter, et kui me räägime defensive endidest edge grupis, siis Abdul Carter on üksi oma kategoorias, on ju. Ta on hooaja käigus ja eriti selle play-off'iga nagu tõusis sinna jah, et nii lihtne on seda Micah Parsonsi võrdlust teha, kuna Penn State number 11 ja sarnane kehaehitus ja mängustiil, aga ta tõesti on ka, et jube lihtne on eriti see aasta rääkida, vaata need blue chip'id, safe prospect'id, aga ma arvan, et Abdul Carteri sa võid panna ükskõik mis NFL-i meeskonda ja ta on starting pass rusher igal juhul. Ja ta on 6'3 pikk, ta on natuke pikem kui Maika on 6'2 tegelikult ja ta on 250 poundi, mis on 117 kilo on ju. Et ta on väga hea nagu ideaalse ehitusega, ta võib mängida nii 4-3 endi tegelikult või siis 3-4 outside linebackerid, et ma ei tea, Giantsit ei vaata nii paljud kõigega. Ja võrdlus nagu Brian Burns on tegelikult 3-4 pass rusher, ta on nagu outside linebacker ja Tibito on tegelikult defensive end, puhas. Et sa saad nagu niimoodi kategoriseerida. Ta läheb rohkem sinna Brian Burnsi alle aga ta on kuradi meie jooksu vastu ka. Et see teeb ta eriliseks, et ta ei ole nõrkus ja teine asi, ta on mänginud off the ball linebackerit 2 aastat. Et eelmine aastal esimest korda, kui ta mängis tegelikult täisajaga defensive endi ja kurat, sa võid ta A-capi ka tegelikult panna pass rush down'ides, nagu ei ole probleemi üldse. Mulle nii meeldivad sellised mängijad või NFL-il üldse meeldivad, sest sul ongi see, et sul on vahel nagu suurepärased pass rusherid, kes sa pead first and second down'i nad välja võtma, sest nad ei suuda jooksu kaitsta, aga Abdul Carter, seti edge, eks ju, kes on kuulnud seda väljendit, et ta tõesti kaitsebki seda ründeliini äärt, et kui see jooks läheb nii-öelda siis tema sisse või temast väljapoole sinna äärejoone poole, siis Abdul Carter on selle kõige peal, et ma olen Ravensi fännina, lihtsalt ma iga aasta loodan, et keegi Terrell Saaks tuleb kuskilt välja ja liitub Ravensiga, et sellised tüübid on nii väärtuslikud kaitselest, nad suudavad nagu terve ühe väljaku poole kinni panna, tavaliselt öeldakse corneri kohta, aga just jooksu poolest ja pass rush'i poolest. Ja tal on see väike vigastusjama, mis tal on see luu murd vist oli tegelikult pikalt, mitu aastat või nad ei teadnudki sellest midagi ja tundub, et see off-season ei tehta seda korda, et võib-olla järgmine aasta, kui see on probleem, aga pole probleem olnud tal tegelikult ja teine asi on siis tänu sellele ta ei teinud ühtegi nagu combine drilli, aga ta oleks päris close olnud Nolan Smithi defensive endi 40 jardi ajavõit ületegemises. Et ta võib olla läbi aegade kõige kiirem defensive end, kes on kunagi NFL-i tulnud. Jah, et tal on nagu see, et ega ta ei kaotanud ka sellega midagi, et ta combine'id midagi ei teinud. Tal oli rohkem kaotada kui võita, ta ütles lihtsalt vaadake mu game tape ja lähme edasi vaata, et seal ei olnud nagu midagi. Ja nagu ideaalne prospekt, sul on game tape olemas, sul on measurable olemas, suurus on olemas, on ja võib-olla natuke väiksem kui ideaalis tahad olla, aga ta mängib sellest suuremalt, kui ta on ja sul pole mitte midagi rohkem vaja minu meelest. Suurim red flag on vist see, et ta oli lapsepõlves Philadelphia fänn. Jah, võib-olla tõesti, jah. Ei, 100% kui sul on Redmark, ma ei suudaks kindlasti seda võtta. Kas ta vahepeal ju vaata, mingi aasta alguse poole, ta mingi Twitteris või midagi kirjutas umbes ka, või ta kuskil intervjuus ütles või midagi, et ta tahaks Eaglesi eest mängida ja sealt tuli mingi asi, mingi rullus lahti umbes, et leiame mingi skandaali, mingi gaasimasti või mingi asja ja teeme ära. Jah, täpselt. Siis, nüüd tuleb huvitav koht, mis me selle number 2 positsiooniga teeme, et nagu kes on teine defensive end, edge player siin draftis, et minu meelest, ma ei tea, paneme kategooria paika äkki või, kes on selles teises tieris, teises kategoorias, nagu nad on ilmselgelt Carterist allpool, aga on ja, minu meelest võtame need 2 nagu rohkem hea productioniga defensive endi, kes James Pierce on ju, Tennessee'st ja Mike Green Marshallist, need minu arust on seal kategoorias sees on ju. Jah, ma arvan ka, ma arvan, et James Pierce, need kindlasti need 2 on, ma arvan, et Pierce on minu jaoks number 2 isegi lõpuks. Okei, ja siis 2, mis me Georgia Kuttidega teeme? Michael Williams on ju ja Jamon Walker, mis me nendega teeme? On nad siin kategoorias või kuidas sa seda näed? Sest mul on nagu see asi, et Michael Williams on nagu nii palju soliidsem mängija või selles mõttes nagu natukene kindlam selles, et me teame, mida ta on teinud võrreldes sellega, et Jalen Walkeriga me natukene nagu projekteerime, et kui ta teeb seda, siis võib-olla.
aga nagu ma ei usu nagu kumba või noh, ma ei usalda kumbagi nagu mingi top 10. ja seda küll, ja ma ei saa üldse aru, kus see Jalen Walkeri hype tulnud on. Nagu, see on tegelikult nagu, kui me hakkasime esimesi mock draft'i tegema, siis ma nägin ka ta nime nagu see Panthers number 8, mõtlen nagu miks? Nagu seal on nii palju projection'it ja tal oli nagu, sest et tema probleem on see, et nagu ta mängis 50% off the ball linebackerit, tavalist inside linebackerit ja 50% mängis defensive endi, on ju. Et ta on kasvul tegelikult 6-1 ainult. Ta on väiksem kui Micah Parsons. 245 poundi ka, et nagu ta ei ole nüüd mingi raske seal ka, et ta edge'i suudaks settida väga. Ja, et see on nagu väga huvitav, aga ma arvatavasti paneks ta samasse kategooriasse tegelikult, sest et nagu ma ei ole ka mingi fucking spetsialist, et tundub, et meedia, võib-olla isegi kui meedia ainult pushib teda ülesse, seal peab mingi tööpõhi olema, vaata. Ja noh, see sõltub loomulikult kaitsesüsteemidest, kõigest sellest ka, et noh, et võib-olla mõnele nagu sobibki see, et noh, et me võtame selle projekti võrreldes siis näiteks Mike Green'i või James Pierce'iga, kes on nagu näidanud küll võib-olla madalamal, või noh, James Pierce mitte, aga Mike Green eriti, kes on nagu madalamal tasemel näidanud seda, aga noh, kas see tõlgendub NFL-i, ma arvan, et Green ja Jalen selles mõttes on nagu samal tasemel, et üks on tõestatud ja teine lihtsalt ei ole. Täpselt, ja siis ma ei tea, sinna 4. gruppi on veel 2 nime minu meelest, on Shamar Stewart on ju Texas A&Mist ja siis Donovan Ezeraku Boston College'ist on ju. Äkki või? Nõus. Et see on minu jaoks see teine grupp, see 6 nime lausa. kes lähevad, ma ei tea, mingi 8. pikist kuni 20. kuskil seal vahemikus. Jah, tõenäoliselt oleneb palju neid EJ ja DL läheb, aga tõenäoliselt kõik need nimed tegelikult lähevad esimene round kohe kindlasti pluss veel. Ja, aga nüüd hakkab järjekorda panema need 6 nime. Nagu, minu meelest Pierce Jr. ja Mike Green on sarnased, neil on production college'is olemas, Mike Green oli eelmine aasta kõige rohkem säkki, 17,5 säkki, aga ta mängis nõks madalamal tasemel, aga nagu okei, mul sabi, et sa mängid madalamal tasemel, aga sa domineerisid seda taset väga hea. See on juba hea näite, on ju. Ta on siuke, minu meelest tema jaoks on hea comparison Brian Burns. Ta on natukene kergem, aga ta on legit, tal on positsioon olemas NFL-is. Ta mängib seda nõrga poole defensive endi, outside linebackerit ja sul on production olemas, kiirus, bend, kasv on olemas, et minu meelest on see, aga see väike kool on arvatavasti, mis hoiab teda natuke tagasi. Ta oli vist füüsiline freak, sest et James Pierce on fucking füüsiline freak. Ja Pierce oli ju, noh, Pierce'ist räägiti, ma mäletan eelmine aasta, et kui ta oleks välja tulnud, ta oleks ilmselt top 5 olnud, võib-olla top 1, et noh, võib-olla see oligi ja noh, Pierce'il on lihtsalt see jama, et Pierce'il on mingid karakteri asjad, noh, siin on aga keegi ütle, mis asi see on täpselt. Ja mingid erinevad asjad, siis vahepeal tuli umbes, et noh, väidetavalt tal on mingi viha probleem, noh, umbes noh, siuke asi. Aga noh, see on nagu see, et noh, et kui sa oled Ameerika jalgpallur kõige kõrgemal tasemel. Kaitseliinis. Jah, et noh, et võib-olla rakendame seda viha kuidagi, et noh, peas, et sa väljakul püsid, eks, et see on see küsimus alati, et ma arvan tegelikult, et lõppude lõpuks Pierce on nagu, pluss nad on kõik, kellest me praegu rääkinud oleme, on 21 aastased või? 20 aastased, jah, et noh, sa võtad niikuinii nagu siukse pikaajalise projekti, eriti edge rusherina, aga ma arvan, et Pierce on nagu lihtsalt scoutidele silma jäänud juba mitu aastat ja ma arvan, et ta võib lihtsalt sellepärast nagu natukene ihaldatum mängija olla selles. Ja tal on pikkus on hea, ta on natuke kerge, ta on ainult 245 poundi, mis on mingi 110 kilo ainult. Ta on Randy Gregory on siuke huvitav comparison ka, et ta mängib ka, nagu Randy Gregoril oli ka alati see, et nagu ta on nüüd nii kerge, aga Randy oli päris hea jooksu vastu ka. Et nagu Pierce'i vastu sa ei saa öelda ka, et ta nagu mingi liability jooksu, ta ei ole mingi domineeriv nagu Michael Williams, kellest me saame natuke rääkida, aga nagu ta mängib jooksuga, ta nagu all around, nüüd ongi natukene lihtsalt ja kus sa võid isegi argumendi teha, kõige parem puhas pass rusher võib-olla? Mike Green, tema Pierce on kahekesi minu meelest praegu juba nagu. Ma arvan ka, et Pierce on puhtalt see ka, et Pierce on pikk ka, et noh, et tal on võib-olla seda raami natuke rohkem, et sinna mingi 260 peale tõusta, et ta võib isegi nagu pass rushi poolest, ütleme, ta võib isegi nagu Abdul Carteri tasemele tegelikult võib-olla isegi nagu olla. Lihtsalt noh, kõik muu selle ümber on Carteri kasuks. Nii täpselt, et nagu BFF ütles ka, et halvimal juhul on ta nagu situational pass rusher on ju, parimal juhul ta on all pro sul. Nagu Randy Gregor oli sama ju tegelikult. Ja noh, ta karjäär oligi siuke, et üks aasta oli all pro, teine aasta oli, et kus ta on. Täpselt, aga siis minu meelest see maitsasi, kumb teine ja kumb kolmas on näine sealt? Ma arvan küll jah, et see kategooria on meil nii lai, et noh, et sealt nagu, ja noh, jällegi see on see aasta täpselt nii, et noh, et kuidas iganes tiimidele meeldib, et kui me siin nagu räägime ja keegi jääb 5. või 6. ja läheb teisena, siis tegelikult noh, see vahe on nii väike. Ja siis võib-olla tegelikult samasse kategooriasse võib ka Ezeraku panna Boston College'ist.
äkki, sest et ta on ka ju, vaata, natuke lühem, aga tal on räigelt pikad käed, mis tegelikult pikkus väga ei loe, aga kui pikad käed, sellega sa võidad päris palju kaitseliinis. Tal on bend olemas, pass rush on olemas, ta võib olla nii 3-4 outside backer kui 4-3 defensive end, et tema stock on tõusnud siin viimased 6 aega 2 tegelikult, et nüüd ta on BFF-is number 2 defensive end mõjuks. Nagu ta tõusnud päris korralikult, et see on huvitav mängija, aga jällegi tal on see suuruse probleem minu meelest, et nagu ja tänu sellele nagu jooksu vastu ta on nagu siuke natuke küsimärk, et ma ikkagi hoiaks ta allpool nendest 2 Mike Greenist ja James Pierce'ist, aga ma ei tea, kus ta seal järgmises, selles samas grupis siis on veel asukoha poole. Võib-olla nendest, kelle me veel siia gruppi lisasime? No sul on Shermer, minu meelest Stewart ja Michael Williams on nagu sarnased. Ja minu arust Stewart on füüsiline friik, temast me kohe räägime ka, aga tema, ma arvan, tema võib-olla teeb veel kõige suurema tõusu siin viimase 2-3 nädalaga enne drafti. Täpselt, ja Stewart on reaalselt, Chris James ütles seda just, ta on Miles Garretti atleet. Ja Miles Garrett on eliitide atleet. Aga Stewarti probleem, eelmine aasta 1,5 säkki, üle-eelmine aasta 1,5 säkki, 3 aastat tagasi 1,5 säkki, tal ei ole mitte mingit, või ainult üle-eelmine aasta oli 11 tacklit. Aga tal oli viga, lühem hooaeg. Eelmine aasta oli 23 tacklit. Nagu kus see production? Siis nagu Chris Sims pani ta number 2 endale, ja siis ta vaidles veel vastu, aga ta, kui sa vaatad game tape'is, ta disruptib kõik, aga ta lihtsalt ei tee play'si, sest kõik teised teevad play'd ära. Mingist hetkest, kui sa tahad olla see elite of elite, sa pead tegema ka nagu. Nate Tice ütles kuskil, ma just kuulasin enne, et ta ütles, et Shamar Stewart on ideaalne prospekt ja kõik, aga ta vist järsku on pime. Et ta over pursuit ja kõik sellised asjad, et ta nagu selgelt see, et ta nagu, see kõlab nii veidralt siit kuradi Mustamäe korterist öelda umbes, aga ta ei oska mängida, vaata. Või nagu selles mõttes, et ta on nii füüsiline, et ta nagu kõrgemal tasemel pole seda lihtsalt kokku pannud, et sama lugu, mis mingid need Odafe Owed ja Quitty Pate, kes tulid vaata ka sisse niimoodi, et kui sul on pass rushi coach ja sõltub jällegi, kui kaugele Shamar Stewart kukub, sest laske Eaglesil alt kätte saada ja siis mäng läbi jälle. Aga kui ta läheb jällegi tiimi, kus nagu see arendus ei ole nii hea, siis ta tõenäoliselt jääbki tiksuma sinna sellisesse potentsiaali auku. Täpselt, ja minu meelest on nagu hea võrdlus, mõlemad Michael Williams Georgiast ja Shamar Stewart siis Texas A&Mist, ta on natuke nagu Trevon Walker oli, vaata, kellel on nagu eliitatleet. Aga production'id, pass rush, kui sa tahad olla vaata elite defensive end, sul peab mingisugune pass rushi back olema. Michael Williamsi teeb erinevaks natuke see, et ta on väga hea jooksu vastu juba. Sitemal juhul ta on sul väga hea tugeva poole starting defensive end. Ja sul on südarahul nagu 5-10 aastaks. Aga kas sa saad regulaarselt 10+ säki? Arvatavasti mitte. Sa saad see mingi 8-12, vaata. Kui ta ei võtta seda sammu edasi. Et nagu aga Stewardist millegipärast, Stewardil lagi on võib-olla kõige kõrgem siit draftist üldse. Jah, just. Ma tahtsin ka sinna enne jõuda, et nagu, ta... Karterist. Jah, et ta nagu füüsiline profiil ja rääkimata sellest, et ta on pikk, ta on päris raske ka ja ta nagu liigub ikkagi selle juures nagu nii palju, et mängib nose tacklit mängis kolledžis, what the fuck? Ja just, mängib nose ja nüüd me paneme ta ääre peale rush ima tacklite vastu, et see on täiesti nagu, ta on, ma arvan, et defensive line coach'id nagu tahavad kõik Shamar Stewartit, kui Abdul Carter on läinud. Täpselt, et sellepärast ma arvan ka Atlanta on 15, kui see sinna kanti ja Michael Williamsiga lähevad seal kandis minema kindlasti. Aga selle Michael Williamsiga on ka see huvitav, sa just mainisid ka vaata Trayvon Walkerit, et Walkeri nagu häbiplekk on just kui vaata see, et ta oli number 2 pikk, number 1. Number 1 ju? Number 1 läks, jah, sorry, ma mõtlesin, et mingi QB oli, aga see oli ju Hutchinsoni draft. Et kui Trayvon Walker oleks pikk 15, siis see oleks nagu ideaalne vend, vaata. Aga kuna see väärtuse nupp on seal küljes, siis ongi. Ja Trevon Walker on mänginud väga hästi, 2 aastat järjest 10 säkki NFL-is, nagu jumala solid. Aga jällegi, kas ta on see Hutchinsoni level, vaata, see ongi see argument, vaata. Et mulle endale isiklikult tegelikult väga palju ei meeldi need atleet-friigid. Giants võttis JPP, fucking atleet ja väga hea oli, enne kui ta oma käe õhku lennutas 4th of July. Ta oli pärast seda ka päris hea tegelikult. Ja 3 näpuga võib-olla tal alles oli neid seal ühel pool, et see mulle väga ei meeldi, et see mingi production peab olema, see 1,5 säkki on ikka väga jabur ja Kitty Bay ja vaata, Odoe, Offe olid samamoodi kui paar aastat tagasi, kui tulid. Sest Owe tegi nüüd oma 10 säki hooa ära, aga see on ka kõik üle nagu kivide kändude tund ja nüüd on kontraktiir juba vaata, et sa kui tal ei ole production'it, siis sa juba oletad, et ta 2-3 aastat ei tee midagi ja siis me räägime juba uuest lepingust ja kui ta siis break out'ib, siis sa pead talle rohkem maksma, et see on lihtsalt nagu rõve ajastus.
ja siis siin grupis ongi nagu pikist 8-20 läheb siis ära James Pierce, Mike Green, Mikel Williams, Sherman Stewart lähevad ja Donovan Esiraku ja ka arvatavasti läheb ära veel Jalen Walker, et nagu mis me siis Jalen Walkeriga tegelikult nagu on minu meelest nii hübriid, mul pole teda õrna kuhu teda panna, sest see on nii skeemipõhiline, vaata. Jah, sa enne just rääkisid Todd McShay'st, ma nägin kuskil Albert Breer, kes järsku on NFL-i juures veel. Tema või on ta, vahet ei ole, aga tema kuskil viitas sellele, et Walker on Patriotsi piki küsimus, kui Carter on läinud. Ja see nagu Mikel Williams on ka sinna pandud. Just, et need on täpselt need, sellised näited nagu just kui vaata Cleveland Ferrell tuli üles ükskord ka vist 4. pikk, kui arvati tegelikult läheb 20. Mayoki ja Grudeni joint. Aga see ongi, et Walkeriga nagu, Walkeriga, kui me räägime sellest productionist ja kõigest sellest, siis Georgia, kõik see, kõik nagu viitab sellele, et kõik on hästi, aga lihtsalt Walker on nagu kõige, minu arust isegi nagu võib-olla suurem projekt, kui Shamar Stewart siin on. Sest tal on kiirus olemas, et olla defensive end, pass rush'is, ta on näidanud pass rush imise flash'e, nagu et ta suudab quarterback'ini jõuda ja võidab tähklite vastu, võidab, on ju. Aga tal on päris hea jooksugrade on päris hea, et ta on jooksu vastu hea. Aga suurem osa need positiivsed play'd on siis, kui ta ei mänginud defensive endi, vaid mängis linebackerit. Et nagu nüüd ongi küsimus, mida me teeme taaga. Ta on Devin White on huvitav comparison, mis ma olen näinud taaga. Et nagu oligi nagu sest et Javon Walkerile coverage'is ta ei olnud peaaegu üldse ja kui ta oli väga halb. Et nagu sa ei saa isegi teda nagu traditsioonilise off the ball linebackerina kasutada. Et ta on box player, see tõbki väärtuslikuks. Sa võib-olla saate mängida nii nagu Will linebacker, Sam linebacker vaata või siis the end. Ja siin tõenäoliselt võib ka natuke seda olla, et mis väärtus Zach Bond tõi Philadelphia kaitsele vaata. Et kui sul on tüüp, et kui me varem nagu Devin White ei olnud, ütleme hea pikk, tegelikult nad võitsid Super Bowli ja kõik see, et oli Lavonte Davidi juures hea blitsi ja aga võib-olla Jalen Walker ongi blitsi, aga kui ta nagu natukenegi suudab coverage'i droppida, siis ta jääb väljakule samamoodi nagu Zach Bond jäi või Kyle Van Noy Baltimooris või tüübid, kes nagu on selgelt nagu pass rusherid, aga nad ei pea ka nagu passing down'il maha tulema. Kui sa heavisse lähed nii-öelda. Jah, et siis nagu minu meelest Javon Walker on kõige suurem nagu unknown, see oleb nii palju meeskonnas, ma arvan, kuidas ta läheb, aga teda on siin top 10-sse topitud nii palju, et ma imestaks, kui ta on teine defensive end, kes läheb ära tegelikult siin draftis. Aga ei oleks üllatunud, kui ta on 6. Jah, mina paneks niimoodi, mulle veidi Mike Green rohkem, James Pierce oleks number 3, Mikel Williams oleks 4, Stewart oleks 5, mulle meeldib see Mikel Williams, sellepärast ta floor on nii palju kõrgem. Ta on nii hea kaitsemängi juba jooksu vastu, et kurat, see on hea. Ja siis, Javon Walker on anywhere there, ma ei oska teda reaalselt kuskil panna. Esiraku ma paneks sinna tegelikult isegi Stewardist allapoole võib-olla. Ja see on meie suur kriis on muidugi see, et me mõtleme täpselt samamoodi, ma võib-olla vahetaks Pierce'i ja Green'i asukohale, kõiges muus ma olen sinuga nõus, et lihtsalt sealt väljaspoolt veel sisse vaadata, et Nick Scort on siis see Esiraku, keda sa mainisid, Landon Jackson, kes on huvitav, Landon Jackson on 6-7 pikk, et siuke nagu siuke hunt, et 280 poundine, et seal nagu just need Scorton ja Jackson on sellised nagu raskemad endid siis nii-öelda, et nad ei ole tingimata need 3-4 outside backerid, vaid nad on nagu defensive endid. Samas kui Stewart oma 290 juures suudab tegelikult ilmselt ka backerit mängida võib-olla. Ja, et nagu Scortonil on production'it olnud, eelmine aasta tal oli natuke kaaluprobleeme, kui ta Texas A&M-i läks, on ju. Et ta on ka huvitav, kui esimese raundi lõpus teda võib minna potentsiaalselt, Landon Jackson on esimese raundi lõpus võib minna, siis sul on need 2 Ohio State'i kutti, sul on Jack Sawyer on ju. Ja JT Tuimoloa, jah. Hawaii kutt, Polynesian. JT on arvatavasti natuke parem NFL-i tasemel, sest jällegi ta on power end, ta on väga kõrge põrandaga, aga pigem teise raundi, 3. raundi piki. Jack Sawyeril on see suur moment selle kuradi The Hero. Finaalis ju. Poolfinaalis. Finaalis vist ikka või? National Championshipis, jah. See force fumble, sack, force fumble, scoop and score teisele poole. Jack Sawyer, the hero.
et seal on siuksed nimed ka veel ja siis Ole Missis on huvitav see, järjest Princely No nii. Umaniele. Vist jah. jah, vist. Ta on nagu James Pierce, aga ilma jooksukaitsjata, et ta on väga bendi ja väga suur pääs, väga potentsiaalikas pass rusher võib-olla, aga kas ta nagu NFL-i tasemel suudab jooksu peatada regulaarselt. Mul on nende pass rusheritega nagu just sellist, et noh, et ta on ainult pass rusher, on nagu alati see küsimus, mäletad Tim Williamsit Alabamast või? Hästi kiire pass rusher edge'i pealt, Ravens võttis ta mingi kolmandas raundis, ta võib-olla 1 säki karjääris tegi. Ja ma mäletan, et ma olin nii hyped, sest temast räägiti vaata, et top 15, noh, et kui nagu ainult pass rusherid rääkides, ta on top, noh, kõige parem mängija ja kõik see, et noh, nende mängijatega tuleb alati nagu natukene siuke ettevaatlik olla, et juhul kui, noh, ma ei tea, et su tiim draftib selle Uman Mieleni ja noh, siis ongi räägitakse sellest, et tooda pass rush win rate'id, mingid blablabla, ülikõrged. NFL-i kaitsetreeneritele üldjuhul meeldib, kui sa suudad jooksu ka kaitsta. See on see, et sa, nagu nad ütlevad kaitseliinis, kõik coach'id ütlevad, in order to rush the passer, you have to be able to stop the run. Just. Ja muidugi obviously, nagu kui sa võtad vend on ainult väljakul passing down'ides, puhas third down situatsioonides, esiteks rünne teab, mis tuleb, seal on väike liability ja sa ei saa nii palju mängida, sest sa ei saa väljakule panna esimesel kahel down'il, kui on jooksu down'id, vaata. Ja kui ma olen rünnes, ma saan ka natukene nagu hoiduda nendest pass rush down'idest, kui ma näiteks no huddle'it või mida iganes teen ja peatan su vahetusi, et noh, sellised puhtad pass rusherid nii-öelda kõlavad hästi. Et noh, James Houstonid või tüübid, kes tulevad ja lihtsalt löövad leti puhtaks, aga nad ei pääse väljakuldest nii palju. Et siis ma esimeses raundis suure tõenäosusega 7 defensive endi läheb suht kindlalt, siis ma arvasin esimese raundi lõppu sneakib veel mingi Landon Jackson või keegi siuke sneakib sinna sisse, et 8 tükki täitsa võimalik, mis on ju 8 on ju 25% ju 32. Ja lisa veel sinna paar suurt poissi ka, eks ju. Ja lähme siis suurte poiste juurde ja segway ja nagu defensive endidega, siis ka defensive tacklitega on suht lihtne alustada, sest esimene mängija on nagu võib-olla mitte peajagu, aga päris korralikult eespool teistest. Et nagu Mason Graham, te olete kindlasti kuulnud Michigani defensive tackle. Ta võib mängida nii nose tackle'ist kuni defensive endina tegelikult. Ta võib mängida nagu Chris Jones on huvitav comparison, sest Chris Jones mängib päris palju defensive endi ka siin viimastel aastatel, sest et see Chiefsil on vaja olnud. Ja Mason Graham tegelikult võib ka mängida, aga ideaalist on 3-tech ja tal on väga hea tape. Ta on natukene väike, aga noh, 3-tech'i jaoks, siis 3-tech on siis see defensive tackle, kes on siis kaardi peal alustab üldjuhul. Et nose tackle on see, kes siis sentri peal alustab, Need on need ülisuured defensive tackle'id nii-öelda. Ja kohe räägime teda meeskonna kaaslasest, kes oli ta nose tackle kõrval, aga Mason Graham Kallaste, production kõik on olemas, et võib-olla ma enne podcast'i mainisin ka, et siuke nagu Hayden Hutchinson, nagu nii võib-olla safe in pick siin draftis ju. Jah, põhimõtteliselt küll jah, et kui nende teiste mängijatega, noh, ma ei tea, Carteriga see vigastusasi, Travis Hunteriga on see, et kes ta üldse on ja siis noh, quarterback'id ja kõik see asi, et noh, et tegelikult Mason Grahamiga sa tead, aga noh, jällegi need safe defensive linemanid oli ka vaata Taven Bryan, kes läks aastaid tagasi Jacksonville'i küll esimese raundi lõpus, ta oli ka hästi safe pick ja noh, temast ei ole midagi välja saanud, aga noh, Mason Graham on plahvatuslik ja see, et ta nagu lühem või madalam on nii-öelda, noh tegelikult tuleb talle kasuks, eriti kui nad on plahvatuslik, et tema on jah selline mängija, kes noh, Jacksonville pick 5 ja kui ta sealt ära kukub, on ikka midagi väga valesti. Just ja noh, siis on need Carolinad ja kõik need peaks kohe nagu vaatama või ma ei tea, kes sealt isegi Saintsid võiks isegi üles ronida ja võtta ära, sest see on tõesti selline mängija, kes võib su kaitseliini nagu tugitala olla aastaid. Täpselt ja keegi mingi Scoudi podcast'i kuulasin, et nagu ta oli ka ju 2 aastat tagasi Michiganis, kui nad võtsid National Championshipi selle stacked meeskonnaga, mis on nagu võib-olla üks parimaid kolledži meeskondi üldse kolledži ajaloos on ju. Vend oli aitma seal meeskonnas, ta oli üks parimaid seal meeskonnas. Just, teda peeti seal nagu juba number 1 piki nagu kandidaadiks, seda on, noh, ta ei ole midagi muud teinud, kui paremaks saanud põhimõtteliselt või seda nagu oma klassi nagu tõestanud, et ta on jah, võib-olla üks kindlamaid pikke siin. Ja siis teine grupp defensive tacklitest, minu meelest on nagu siuke, mulle tundub, et Walter Nolan, Mississippi'st on siuke number 2 defensive tackle, samad positsiooni mängib nagu Mason Graham ja siis kui me nose tackle'ist räägime, Kenneth Grant on räigelt huvitav, sest et ta on, Kenneth Granti võrreldakse nii palju Dexter Lawrence'iga, sest ta on nii paganama suur inimene, mis ta ametlikult on siis, ta on 6'3" pikk ja 340 poundi on 150 kilo peaaegu. Ei, ongi üle 155 või? Ma korra viskan sisse. 315 ja 142 kilo. 154. What the
nagu ja tal on kiirus nii paganama hea, et nagu lihtsalt teda võrreldakse sellepärast Dexter Lawrence'iga on see, et see pass rush tal on potentsiaal olemas. Tal ei kolledžis seda regulaarselt näidanud nii palju, kui me tahaksime näha, aga tal on füüsiline ability olemas, et olla see difference maker nose tackle nagu Dexter Lawrence on nagu pika puuga ja NFL-i kõige parem nose tackle, puhtalt sellepärast, mis ta annab sulle pass rush'is. Jooksu vastu ta on Kenneth Grant juba praegu, aga nüüd ongi see, et tal on vaja lihtsalt õiget kohta, et ta saaks selle pass rush'i ka arendada, sest et Giantsi fännina Dexter Lawrence'il läks 4 aastat aega põhimõtteliselt, et sa jõuaks oma säkkidega üles, et esimese 3 aastat oli tegelikult väga väiksed, see oli vigastuse aasta ka sees, on ju, aga sellega läks aega ja kusjuures ma nägin just seda pilti, Clemsoni pilti, kus oli Christian Wilkins, Dexter Lawrence, Colin Farrell ja see 4. defensive end, kes ta draftiti ka, ma unustasin ära. Ja kõige haigem, sest ma vaatasin seda pilti, nagu Dexter on suurem kui Christian Wilkins ja Colin Farrell tegelikult. Colin Farrell, jah. On päris palju suurem, sa ei pea üldse tähele, nagu ei ole midagi nii suurt ja siis Dexter Lawrence palmib oma helmetit. Aga what up, nagu Paulman siis, kui sa võtad nagu pallist ülevalt ühe käega kinni lihtsalt. Kiiver on nii suur tavaliselt, sa pead seda face mask'is või külje pealt kinni hoidma, vend just hoiab pealt, kiivri pealt seda kinni, sest käed on nii paganama suured. See on pööranud. See on nagu söge, mida vittu. see on nagu need defensive linemen, eriti need nose tackle'id ja sellised suuremad tüübid, need on nii nagu hämmastavad inimesed, eriti, aga just Kenneth Granti puhul nagu on see, et kui väle ta on ja kui võimalik tegelikult see on, et ta nagu suudab mingit pass rush'i luua, et me just enne rääkisime nagu nendest age'idest, siis ma arvan, et Kenneth Grant tegelikult samamoodi läheb tõenäoliselt seal, ütleme, 4.-5. kaitseliini mängijana tegelikult mul, sest see ongi see, et kui mina näiteks nagu hakkasin keskenduma praegu see aasta drafti peale rohkem, siis Kenneth Grant oli seal esimese raundi lõpus, tead isegi temast nagu nii palju ei räägitud. Nüüd temast räägitakse, et kus iganes, et pärast 10 põhimõtteliselt võib Kenneth Grant kuhugi minna ju. Ja Walter Nolan on suht sama, tõuseb ka üles, sest ta on füüsiliselt väga andekas, ta on jooksu vastu kuradima ja nagu reaalselt väga hea, et nagu tal on sama asi, et nagu sitemal juhul saad väga hea nagu rotational 3-tech ja see on kõik, aga jah, see oli esimest raundi väärt, aga ta on näidanud flash, et ta on ka pass rush on olemas, et see on nagu, sellepärast ta on ka seal arvatavasti top 20 sees ikkagi läheb või siis 20 alguses oleneb, kuidas see täpselt kukub, on ju. Ja ega Derek Harmon tegelikult minu arust väga kaugele ka ei jää, et tal võib-olla ei ole nagu nii palju nagu tõestust, aga ta on nagu Nolaniga mingil määral sarnane minu jaoks. Ja Walter Nolani comparison on näiteks Milton Williams, kes sai just suure raha on ja Patriotist, aga Milton Williamsil läks 3 aastat aega, et jõuda sinna, aga see talent on sarnane. Siuke pass rushing defensive tackle ja Derek Harmonil on näiteks Christian Barmore, Patriotsi defensive tackle, Alabamast tuli paar aastat tagasi, et Harmon on lihtsalt nagu, ta on hea igas asjas, ta ei ole mitte mingi eriline, mingi füüsiline freak, ta on 1 aasta ainult tegelikult production'it olnud ülikoolis, et võib-olla see on natuke asi, mis hoiab teda tagasi, aga Harmon läheb suuri tõenäoliselt esimeses raundis suht kindlalt, on ju, aga pigem seda 20-ndates vist. Ja seal esimese raundi lõpus, kus me just rääkisime, et see on see siuke, et kes seal läheb, kes jääb teise raundi. Ja siis võib-olla see aasta tasub lihtsalt mainida see, et Florida Desmond Watson, kes on 200 kilone mees, on ka vist ametlikult draftis kirjas, et ma tahaks näha. Ma ei usu, et tal produktiivne NFL-i karjäär tingimata tuleb, aga kui ta suudab natukene võib-olla alla võtta ja vormi jõuda ja pigem seal 180 juures võib-olla olla, siis vaatame edasi. Ma ei ole kunagi nii väikest number 21 näinud, kui ta särgi peal on see 21 nagu sõge. Aga kusjuures nagu meil oli 2 aastat tagasi, meil oli Samoan mingi Austraalia kutt siin, 180 kilo. Ja kui sa vaatad talle otsa, sa ei näeks mitte kunagi, sa saaks kunagi arvutada 180 kilos, need vennad on teistmoodi ehitatud, vaata, aga Watson on natuke, siis saad ikka aru, kui ta suur. No Watson on ikka tünn, aga suur tünn, et see ongi see, et kui ta suudab, vaata kas või jälle Ravensi mängija, aga Michael Pierce, vaata, kes eelmine aasta, ta ei ole muidugi 200 kilo, aga ka siuke lihtsalt kahuri kuul, kelle sa paigutad sinna keskele, et võib-olla seal hilistes raundides leiad mõne väärtusliku kalliskivi. Ja siis paar nime veel, kes võib tulla siin esimese raundi lõppu, võib-olla Darius Alexander Toledost, väga hästi mängida, aga jällegi natuke madalam level Toledos on ja nagu Mike Green defensive endis suht sama tase on ja mängib nii nose tacklit kui 3-tacki ja aga jällegi 1 aasta production'it, et aga potentsiaali on, et me mängib nii sees mõlemat positsiooni. DJ Sanders South Carolinast on puhas 3-tack, ta on nagu Walter Nolani ja nendega läheb samasse gruppi, aga ta on suurelt tõenäoliselt number teisel päeval valitakse teises või 3. raundis. Siis sul on Tyleek Williams, nose tackle Ohio State'ist, et puhas nose tackle hetkel, et sealt pass rush'i väga ei tule, et see on ka Masi Smithi taoline minu meelest ja Masi Smithile toimida NFL-is, vaata, pass rush'i tal ei ole, vaata.
kes see, aga Ali McNeil on toiminud, sest tal tuli pass rush kaasa vaata Detroitist. Et kus Masis mitte ikka ju Cowboysis just või? Ma just mõtlesin ka, et kas ta, ma pole nagu nii ammu mõelnud selle nime peale, ma kohe vaatan järgi. Cowboys. Jep, okay. Ja siis Sherman Turner tegelikult veel üks Texas A&M-i quit defensive tackle'i peal, ta on ka siuke teine kolmas round läheb kindlasti ära, et siin on nagu mõned nimed, kelle te näete esimese raundi lõpus võib-olla või siis pigem teise raundis üldiselt. Et midagi muud siis Kallaste saime vist D-tackle'id ka läbi käidud, on ju? Vist küll jah, et pigem me võiksin Day 3 kandidaate palju öelda, aga jah, pigem need on need, kes seal esimese raundi lõpus ja teisel päeval siis on kandidaadid. Suht kindlalt Mason Graham, Kenneth Grant, Walter Nolan ja Derek Harmon lähevad esimeses raundis. Ma arvan küll, 4 vähemalt, ma arvan jah. 4 vähemalt ja võib-olla see on sneakib veel üks sisse, et mis on 4+8 või enne või? Mis on ju 12 mängijat. Me oleme varsti 16 peal, mis on pooled ju. Nagu sõge, aga me nägime, kui paljudel meeskondadel on defensive ende vaja. Sul oli ju pea veerand meeskondi või 25% NFL liigast, et siis see loogiline defensive tackle'id tegelikult suured needid on Jacksonville Jaguarsil. Ja kus Jacksonville pikib number 5 ja nad loodavad täiega, et Mason Graham kukub sinna, siis neil on süda. Ja teine süke meeskond, kes võib-olla jäi silma mock draft database'i alusel on siis Buffalo Bills vist või, kui ma eks, Bills. Et Billsil on cornerbacki auk ka, et nüüd kumb seal esimeses raundis läheb ja aga pigem sa võtad selle cornerbacki esimeses raundis, sest et see on natuke, ei ole nii sügav positsioonigrupp, kui on defensive tackle. Just. Ja defensive tackle'id sa saad natukene nagu kokku lappida ka võib-olla, et kui sa tahadki seda nose'i, siis nose tackle'id, kas sa tahad nagu seal esimeses raundis üldse valida, kui sa tahad lihtsalt tüüpi, kes peatab jooksu, et see on pigem see, et sa pigem investeerid cornerisse, keda on üldjuhult raskem leida. Ja siis lähme linebackerite juurde, off the ball linebackerid ja siis on tegelikult ainult üks nimi, kellest on vaja rääkida, kes on ka väga nagu, samas ma ei tea, kas safe, aga siuke kindel valik, Alabamas Jihad Campbell, kes on siis idekas off the ball linebacker, ta võib mängida nii inside kui outside off the ball linebackerid, kõik skillid on olemas, et all pro NFL-is olla. Et nagu suurus on 6'3", 244, ta on suurem kui kuradi tema Jolon Walker ju. Pikem ja raskem. Ja on jah, reaalselt, ongi. Aga tal on coverage'is hea, tal on pikkus on hea ju, see passing lane'idesse jääda ette on kõik väga hea ja top 15 pikk suht kindlad. Ma olen nii õnnelik, et nagu üle pika aja, üle mitme aasta meil on nagu siuke linebackeri prospect, kes on kõrgelt. Rowan vist viimane jah, kes oli, et sellist nagu, et tead, nüüd tuleb Alabamast linebacker või Georgiast linebacker, kes on hea, et Kobe Dean võib-olla oli, aga ta kukkus vigastuste tõttu. Et selline nagu, et sa tead, et üks linebacker läheb kuskil top 20 vähemalt või top 15, et see on lahe, ta oskab kõike teha ja need Alabama backerid alati tulevad nagu targalt ka, et nad on hästi head mängijad ja suudavad kõike teha, et kas või ma ei tea, CJ Mosley, kes need siin aastate jooksul välja on tulnud. Ja siis teisel päeval on sellised 3 huvitavat nime, mis mulle ette jäid, oli Demetrius Knight Jr. South Carolinas, on 6'2", pikk 245 poundi, ta on 25 aastat vana juba, see on ta kõige suurem puudus tegelikult, aga tal on kõik asjad olemas, ta on coverage'is hea, tal on pursuit angle, kõik on head, vahetevahel ta on natukene over-aggressive, et sellepärast ta jookseb tackle'id üle mõnikord, et tackle'id ära, siis ta läheb liiga agressiivselt peale, aga minu meelest see nõndapidi on parem kui vastupidi, et linebacker, minu meelest on nagu heat-seeking missile, on ju. Ja BFF annab talle Bobby Okereke, Giantsi linebacker annab siis comparisoniks, mis on siuke mõnus will linebacker, nagu kohe suht day one starter, kui sul on vaja, et see on teises, kolmandas raundis, siis Carson Schwessinger, jah, UCLA-st, ta on 6 sama pikk, aga ta on kordades kergem, ta on ainult 100 kilo raske ja muidu on jällegi kõik on olemas, aga ta on nii kerge, et jooksu vastu tal on vahetevahel probleem, et kui sul on suured ründeliini mängid jõuvad tal peale, et siis on nagu keeruline tal ja oma käppe fitida ja siis väga sarnaselt on Mississippi linebacker Chris Paul Jr. ka ja tal see junior seal on Chris Paul. Ja ma mõtlesin ka, see nimi paistab kohe välja seal. Ja tal on, ja Chris Paul on täpselt sama, et ta on nagu tegelikult hübriid safety'st ja linebacker'ist, et ta on natuke liiga väike, et mängida puhas linebacker, aga tal on kõik on idekas, kui ta teeb seda, võib-olla see Ovusu Koromoa. Selle tüüpi mängiga või Isaiah Simmons võib-olla või siuke tüüp nagu, et sa pead talle leidma õige positsiooni, et siis on täiesti adekvaatne starter NFL-is. Siis Kallaste, lähme defensive back'ide juurde ja kui me räägime cornerback'idest, siis cornerback on võib-olla defensive endi pool teise kõrval
tegelikult üks tähtsamaid positsioone kaitses on ju, siis Backersil on suur auk seal, sest et noh, Jair Alexander on minemas sealt ära on ju. Ramsil on siuksed päris suur auk seal. No neil on hästi palju noori kutte, et neil oleks vaja veel talenti sinna juurde tegelikult. Vikingsil, Falconsil, Billsil, Brownsil, Jacksonville, Dolphinsil, Saintsil ja 49ersil on ka mitte kõige suurem vajadus, aga top 3-s, et on ka vaja cornerbacki juurde. Et ma ei tea, suures pildis sul on 3 cornerbacki siin või 2 cornerbacki ja 1 siuke, ma ei tea, mis me teeme taga, kes on suht kindlalt lähevad, ja isegi võib-olla esimeses pooles. Esimeses pooles, jah. Et sul on Travis Hunter, kes me oleme tast pikalt rääkinud, on ta nüüd cornerback, on ta receiver. Tundub, et ta tahab rohkem receiverit mängida, sest et Colorado Pro Day'st, millest me natuke alguses rääkisime ka, et sealt ta jooksis ainult radu. Et oleme, mis ta mängida tahab, sest ta on natuke väike corneri jaoks, ta on ju 185 poundi ainult. Jah, et nagu see ongi pigem nagu, noh, ma oleks ise arvanud, et teistpidi, aga noh, kui sa nüüd vaatad nagu tegelikult Hunter receiverina pluss cornerina, noh, võib-olla toimib ja ta ise siiani väga veendunud ütleb, et ta mängib mõlemat. Eks muidugi drafti, noh, ega me drafti õhtul ka seda teada ei saa, eks me võib-olla hooaja lõpus saame teada, mis asi Travis Hunter üldse on. Täpselt, ja tal on kõik asjad nagu pool skill'id on jube head, on ja ta zone coverage'is ta on eriti hea, sest siis ta näeb, saab lugeda quarterbacki ja nagu top speed on elite, nagu recovery speed on elite, nagu puusad on fluid, mis eesti keeles on nagu liikuvad, et nagu ideaalne cornerbacki talent tegelikult. Et nagu Champ Bailey, Charles Woodsoniga võrreldes, nagu, kes mängis ikka ülikoolis ja siis ründes ja kaitses, sorry. Aga siis sealt tema alla minu meelest järgmine grupp on huvitav. Sul on Texases Jahi Barron ja siis sul on Michigani Will Johnson, on ju. Et see on suht maitsasi, mida sa tahad siit, on ju. Siin on jah, või isegi võib-olla mitte maitsesi nii palju kui siin, et mida sa vajad. Et Will Johnson on pikk, ta on 6'2", 200 poundi, et noh, süke ehe äärejoone corner ja Jahdae Barron on süke kaasaegne cornerback, kes suudab nagu kõike mängida, 5-11 kaalub suht sama palju, et noh, et aga lihtsalt ta on nii palju nagu dünaamilisem ja süke taskunuga rohkem, et kui sul on süke pikk talendikas corner puudus, sa võtad Will Johnsoni, kui sul on, tahad sellist tüüpi, kes mängib natukene nagu igat positsioonid, minu arust Jahdae Barron võib vabalt safety'd ka mängida, siis sa tahad Barronit. Täpselt, ja no Barroni teebki unikaalseks, et safety, slot, outside corner, ta võib kõike mängida ja ta on nagu Brian Branch on huvitav comparison tegelikult. Brian Branch mängis ka slotis ja safety't ja strong safety't, free safety't, natuke cornerit ka Alabamas, et siuksed mängid on väga väärtuslikud ja Will Johnson on, ma ei tea, siuke ta mängib tsooni rohkem paremini, kui ta ei pea nagu, ta top nagu make-up speed'i on nii hea, et aga ta on suur, pika kehaehitus, ideaalne outside corner, vaata. Et see on see tal on jah see, et no, kui sa vaatad neid NFL-i paremaid cornerid, noh, Pat Surtain või JC Horn või ma ei tea, Sauce või kes iganes, et noh, mis Will Johnsonil võib-olla on puudu, on just see 5. käik või see 6. käik, et noh, tal ei ole seda viimast sammu, et ta võib nagu pikematel radadel, ta võib nagu sisse saada natukene, et see on tema suurim miinus. Jep, ja mees ja press coverage'is tal on nii palju kogemus ka, et see on see asi, mida sa pead vaatama, kas ta mängib hästi. Mis on naljakas, ta ju mängis, kas Vink on ikka välja Michigani DC? Ta vist pole ära tundnud, jah? Ei ole, et ta mängis ju Vingi pressman ja ta mängis Vingi selles pressman kaitses ja ta mängis halvasti eelmine aasta võrreldes 2 aastat tagasi, kus ta mängis väga hästi. Ja see on hea point, ja sealt see tuligi. Aga siis seal esimese raundi lõpus on siuksed 2 huvitavat nime, kes potentsiaalselt lähevad esimese raundi lõpus või isegi 3 tegelikult. Trey Amos Mississippist, Shavon Revel East Carolinast ja Maxwell Harrison Kentuckist. Ja Harrison on siis see, kes jooksis selle aasta kombanis kõige kiirem aja 4.29 oli vist 2.8 või 9 jah, et ta nagu alla 4.3, et see nagu eliit maailma tasemel kiirusel siis ja ta on tsooni corner ja pigem ta on siuke, ta ei ole kunagi sul see alfa number 1 corner, ta on pigem number 2 corner, kes mängib Tori Jackson, võt siuke mängija puht kehakaalu järgi ka, ta lihtsalt jääb nagu füüsiliselt natuke väiksemaks, et noh, ei kujuta ette, et ta AJ Browni mäng läbi nagu jälgib. Aga Hairston sobib täpselt selliseks nagu, või Hairston ja Amos mõlemad minu arust, et nad on suht sama profiiliga ka. Minu meelest ka, just öelda seda.
siuksed cover corner'id, kes nagu noh, ongi spetsiifiliselt cover corner'id, et kuigi nad on mõlemad nagu run game'is ka, nad üllatavalt minu arust see aasta ei ole nagu corner'id, kes noh, avoidib tackle imist väga palju või noh, kõik nagu suudavad, eriti Barron, kes on hästi agressiivne. Et nad kõik nagu ei ole nagu tingimata miinused run game'is, aga Hairston ja Amos jah, pakuvad pigem nagu seda, et noh, et pane ta mingi wide receiver 2 peale ja noh, vaatame edasi. Jep, ja aga see Shamon Rebel, tal on potentsiaali olla nagu dog shutdown corner väljas. Ta on 6-3 pikk, ta on nagu kõige pikem corner, kellest me siiamaani rääkinud oleme, mis on väga hea suurus. Richard Shermani pikkus. Tariq Woolen on näiteks ta comparison loogiline ka, sest et nagu Rebel on eliitkiirus, kasv on olemas, nagu kaal on olemas. Et tal on lihtsalt tehnikaga natuke probleemi ja ta tuli ACL-i põlve läks tal eelmine aasta, et nagu ta ei pruugi kohe week 1 üldse mängidagi, et ta ei ole veel terve sellest vigastusest. Et see saab olema huvitav vaadata, aga see on siuke Pils, kusjuures samas nad tuli Kareem Elamiga nii puussima, võib-olla ju taha võtta. Kas nad julgevad võtta, vaata? Aga noh, ta on täpselt selline mäng, et noh, Revel nagu, noh, kui sa draftid ta, siis ta ideaalselt on sul noh, number 2, et noh, et ta nagu, et noh, sul on see üks esimene corner paigas, et noh, ma ei tahaks nagu olukorda, kus Shamon Revel peab kohe mängima ja nagu katma hakkama. Aga kui sa annad talle 2-3 aastat, samamoodi nagu Tariq Woolen, siis noh, ta suudab oma seda bag'i natukene nagu täiendada ja Revelil on vähemalt see füüsiline profiil, et ta suudab nagu olla see vend. Täpselt. Ja noh, need 3 nime lähevad esimese raundi lõpus, ma arvan, üks neist läheb, võib-olla sniigib sisse, oleneb, aga teise raundi alguses, kui nad on olemas, nad lähevad väga kiiresti üksteise järgi ära, sest et nagu NFL-is on cornereid vajavad. Just, igal tiimil. Siis safety'd. Ma ei tea, siin on nagu üks nimi, kes läheb 100% nagu Jihad Campbell minu meelest, väga sarnane linebacker ja safety nagu. Sul on Jihad Campbell linebackeri peal, siis on Malakai Starks safety peal. Malakai Starks on 3 aastat domineerinud Georgia, ta võitis ju tiitli freshmanina siis ju. Jah, kas ta esimene, see ei olnud ta esimene play, aga see oli ta esimene mäng, kus ta võttis selle mingi Oregoni piki vist, vaata, kus ta pööras poole jooksu pealt tagasi ja pikale ja see oli ta minu arust karjääri esimene mitte esimene mäng või mingi nagu siuke, et noh, ta kohe, kui ta väljakule sai, ta hakkas kohe domineerima safety koha peal. Ja tal on kasv olemas, kõik kiirus on olemas. Ta võib mängida nii free safety, strong safety, isegi slotis on natuke mänginud nagu, et tal on kõik asjad olemas. Kui sul on vaja selleks plug and play safety, Malakai Starks on siin, nagu Kyle Hamilton oli, vaata, paar aastat tagasi Raven pikk. Samamoodi nagu, ma ei tea, top 15 peaks ikka ära minema vist või? Ma arvan küll, et kui ta just ei kuku, noh, vaata, kui me tegime mock 1.0, ma mäletan, ma panin Starksi Miamisse, kuhu ta sobib, aga nüüd Miami uudistega ilmselgelt on suuremaid vajadusi. Et noh, see ongi see, et Starksi nagu ainus probleem on see, et ta mängib safety't. Et noh, kui ta, ja noh, Barroniga ta nagu mingil määral võib-olla kattub, et võib-olla mõned tiimid näevad Barronit väärtuslikuma nagu Starks, sest sa saad Barroni panna receiveri peale, aga noh, Malakai Starks minu arust on nagu üks minu lemmikuid mängijad siin draftis, kuna ta on ehe safety ja need sellised mängijad on lahe jälgida minu jaoks. Täpselt, ja siis järgmine nimi, kes on nagu võib-olla maailma tasemel eliitatleet on Nick Emanvori, nagu see, mis ta tegi paganama seal kombainil on lihtsalt jabur nagu kusjuures see on huvitav, mis ma olen tähele pannud ja Scoutin ka mainin seda, kui ma vaatan neid CFL-i kombaini, kus need Euroopa kutid käivad ka vaata, kiiru, nagu 40 jaarda, mingi 4-5, 4-6, päris hea selle taseme, nagu väga hea selle taseme peale siin. Siis sa vaata Pro Jump on mingi 9 feet ainult. Nagu vertikal on 28 inči. Plahvatuslikku tegelikult ei ole, see kiirus ei ole nii oluline, see plahvatuslik on olulisem. Ja Nico Emonwari oli ju vertikal oli peal 40 inči või 39,5 lausa, kui ma eksin. Ja, kas ta oli vist mingi 99,9% atleet NFL-i ajaloos? Jah, et nagu ei ole. Selle plahvatusega, aga kas ta võtti mängida, oskab ma teine küsimus? Nagu see on see kõige suurem küsimus, on jah. Jälle potstamist on hea lihtne öelda, aga täpselt jah, et nagu spetsialistid on jah, aga tal on jah, nagu ta ei mängi boksis, ei ole väga hästi mänginud. Ideaalist võiks olla su free safety, aga ta ei ole nagu recognition skill hetkel olemas. Et sellepärast Minnesota Vikings on huvitav koht, kui teda panna, sest sinna kaitsesse ta sobiks nii kuradi hästi vaata sinna Florese kaitseskeemi. NFL.com pakub talle seda Jeremy Chinni, mis tegelikult on nagu hea komp võib-olla, et noh, et Chin ka, vaata, ta tuli ka nagu füüsilise profiiliga, aga tal ei ole ka nagu seda, noh, see ongi see, et Starksiga on see, et sa tead, et kui sa paata single high'sse, siis noh, me oleme fine. Kui Emanwari paat single high'sse, siis sa muretsed rohkem ja siis on nagu see küsimus, et siis ta peab talle nagu mingi rolli ja positsiooni leidma ja noh, sellega võib nagu vahel raskusi tekkida. Täpselt, aga tänu oma atleetlikkusele ta võib esimese raundi lõppu minna. Ma arvan, et ta läheb.
ma arvan ka, et läheb. Ja teine nimi on siuke huvitav on Xavier Watts Notre Dame'ist, kes on samamoodi võib-olla late first round, early second, ta on puhas free safety sul, et ta on siuke middle of the field, tal on suurus olemas, range on olemas, kaal on ka olemas üle 200 poundi nagu, et ja mees on ka väga hea, et nagu kusjuures ta on nagu Parroniga ka võib-olla sarnane, aga tal on vigastuste probleeme natuke ja distsipliini probleeme, et see on siuke, ta ei ole superatleet, aga ta peaks olema päris hea NFL-i mäng. Watson täpselt nagu see, et siin on nagu see, et kui sul on Starks, kes on pigem nagu siuke kergem, pigem nagu siuke free safety, sul on Eman Wari, kes on elajas, aga tingimata ei ole hea cover'is. Xavier Watts nagu pakub sul natuke kõike ja NFL-is tegelikult see on hästi kasulik, et minu arust Jesse Bates tuli sarnase profiiliga välja, et tal ei olnud mingit erilist oskust, aga ta oskab natuke kõike. Ja siis, kui ta NFL-is 2-3 aastat, 4 aastat kogu kogemust saab ja mänguaega saab, siis kõik see nagu tuleb kokku ja loob sellise üle nagu korraliku mängija. Jop, aga tänaseks siis kõik allasta, et saime siis kaitse poolega tehtud ja thanks Ott, kes olid alguses ja siis järgmine nädal, me veel vaatame täpselt, mis me teeme järgmine nädal, aga ülejärgmine nädal on mock draft. Jep. Et näeme siis, okei, tšau. Davai, tšau.